tere ja ilusat vabariigi aastapäeva siis tagant järgi meie poolt ka, et tere Tarvi sulle ka. Tere Egert, jah. Ja olemegi ikka ja jälle kokku saanud siin vabariigi aastapäevasel, aastapäeva järgsel päeval. Just. Et kossu juttu ajada, koondise mängud tulemas, Euroliiga on täna ja homme. Ja karikanädal oli ka, ehk siis tegelikult rääkida väga palju teemasid, mida rääkida on küll ja veel, eks ole, täpselt nii. Just, võtsingi siin juba tabelid ette. Et... jah, aga lähme siis minema, alustamegi selle sama karika võistlusteega, et kuidas sul endale see karikanädal muidu meeldis? Kuidas ei no äge selles suhtes, et nagu päris, et siin juba kõik üle Euroopa vaata on see ikkagi... on see formaat nii-öelda sees ja on ka meil Eestis, nüüd vist oli teist aastat teist aastat või kolmandat, jah. Jah, et on väga äge, et see formaat ja ütlen ausalt oli ka üllatusi, et vähemalt üks üllatus, aga sinna me jõuame ilmselt. Et kronoloogilises järjekorras saame minna, et esmaspäeval algas see asi Rapla ja siis Graamo mänguga, seal oli, selles mõttes oli teada, aga Rapla ikkagi, ütleme niimoodi, et nii palju, kui oli oodata seda mõnes mõttes nagu, ma ei tea, vastupanu, seda nad nagu andsid, et kaotasid küll 45 punktiga, esimese veerandi poole peal olid veel mängus ja kolmanda veerandi tegelikult isegi võitsid, eks ole. Et Kalev võitis muidugi jala gaasipedaali pealt maa. Muidugi, et seal tuli hoida ka natuke ikkagi. Aga seal mina sain aru, vähemalt kuulasin siis siin ühte teist podcasti, kus siis Rapla peatreener on ka, eks ole, ja siis ta ütles ka, et siin Kalevi treenerid tegelikult nagu kiitsid ja lootis, et see ei olnud nagu niisama öeldud, et oli ikkagi et selles mõttes esiliiga tasemel tegelikult on üpris siuke korralik, ma ütleks suures pildis, et üldse tegelikult ei... mina ootan ikkagi Raplat juba tagasi suurde mängu. Ja üldse imestaks, kui mõni, nagu ütleme, esiliiga sats võiks üllatada, siis tegelikult seda nii-öelda meistriliiga 3 viimast. Ei, kindlasti, jah. Keilaid ja Viimsit, et võib-olla kui oleks mingi teine vastane, siis saaks teistmoodi. Aga see teine mäng siis, mis oli ilmselgelt üllatusmäng, ehk siis... Pärnu võõrustas Keila Kuulbetti ja Kae õudu. Pärnu kaotas selle mängu siis lisaajal, 4 punktiga, et lisaajal üldse ju see mäng läks tänu sellele, et vist taheti, tundus mulle küll, ma vaatasin ka seda, taheti küll viga teha. Kohtunik ei vilistanud esiteks ja võib-olla ei olnud piisav viga, eks ole. Ja siis ja küttis siis pani lauakas selle viigi korvi siis. Et päris nagu huvitav mäng. Ja see lisaaeg oli ikka kole, mis kole. Ja pingem oli, vaatasin ka seda natuke. Kui sul lisaaeg seisuga 3-7, et milles me nagu räägime. Palli kaotused, möödaviske, mingid korvi alt ka möödaviske. See oli ikka väga suke... väga uudne korvpall, et ütleme suke, ma ei tea, ma isiklikult küll mingit miniklasse ei jälgi, et aga midagi sellist, et kui sa ikkagi sealt korvi altki paned mööda. Midagi sarnast, et seal ikkagi ei olnud see kõige parem, aga mida äge oli näha seda Peep Pahvi nagu võidurõõmu, nagu, ma ei tea, mingi... See oli ehe, see oli, jah, täpselt, et mingi raskus, nagu, sa nägid, kuidas 3 tonni tuli õlgade pealt, kukkus ära lihtsalt, et pudel lendas taevasse ja kallistas kõiki mehi ja seal, siuke tunne, nagu võitis MMA-s kaela aadesse. Siuke tunne, nagu oleks ise karika võitnud juba. Et meistritiitel oli juba käes, et selles mõttes ehe emotsioon ja selles mõttes seda oli nagu tore näha, et Peebul ka ikkagi edu elamust oli vaja. Ei, sellest jah, kuigi ma ise väga suur Keila Kuulbeti suke fänn või austaja ei ole, aga sellised asju on tõesti ka näha, et... Kui sa oled ikkagi Eesti Läti liigas 18 korda nagu tala saanud järjest... sa pidid ikka ära ma mõtlesin, ma ise ei ütle seda, et sa, et ainukesed mängud, mis sa oled võitnud, sa siin Põhja-Euroopa liigas võitsid ühe mängu siin nurga võidu 3-sest ja siis nüüd karikas ongi 2 võitu, võitsid Audentest vahepeal ja siis nüüd võitsid Pärnut, siis
No jah. Siis ega need viimased kuud ju toredad ei ole olnud, et selles mõttes viimased paar kuud, see aasta ja eelmise aasta lõpp, eks ole. Et selles mõttes. Ei no raske on, aga no eks samas ta on siuke, tundub siukse isiku pealt ka vaadates, et ta ikkagi tundub väga siuke võitleja. Jah, karm vana selles suhtes, et ta nagu, ma ei tea, kuidas ta vast ise ei põe väga, et midagi natuke ikka, aga noh, teades, et läheb ikka, teeb asju edasi ja ei ole hulluna. Ja siis teisipäeval olid siis teised mängud, Tartu mängis siis kodus Keila korvpallikooliga, Keila korvpallikool oli põhimõtteliselt 5 vennaga. Jah, seal oli jah, kuulsin ka seda, et see oli, no see on ka paha ikka. Et mängitigi 5 mehega ja siis siin noortest meestest üks sai 6 minutit, üks sai pea 3 minutit ja imestan, et Ron Laanemaa tegelikult, kes on siin Viimsi alt varasemalt päris palju mänginud meistriliigat, sai ainult 30 sekundit, aga võib-olla mingi kusjuures korrasega vahele mingi mure. Mul praegu turgates, et Viimsi, mitte Viimsi, vaid see Keila KKK tõi uue mängija. Jah, täpselt tõid korvi alla siis nii-öelda uue mehe, siis neil läks see vigastusega, Gilbert läks ära ja uuel mehel on Next Level nimi, mina praegu seda enne, ma nägin ainult pilti, ega ma hääldama seda nii-öelda peast ei hakka. Aga noh, Tartuga oli teada, et Tartu ka siin jagas minuteid, et kuulasin siis jällegi teist podcasti, kus siis sõber ka ütles, et Lips oli vaadanud seda protokolli näinud, et meil on põhimõtteliselt 5 või 7 meest ja siis jooksnud Suuroru juurde, et kuule, et mine sa täna, et ma ei lähe või selle juurtsega, et selles mõttes jah, aga Tartul on näha ja et ükski mees. Andre mängis kõige rohkem 26,5 minutit, aga teised vaevu 20. No eks seal jah, ütleme nii, et ei taha küll Keila KKK-le midagi halvasti nagu kuidagi paista neilt, aga ühesõnaga, mis ma tahan öelda, ongi see, et seal jah, väga tasemevahe ja võidu nagu võimalust neid väga ei näe. Toda mängu ju tegelikult lõpuks ja Lips ju ei mänginud. Tegigi jah, et oligi niimoodi olnud, et eks ta nii ole. Võidis finaaliks ennast ikka. Põhimõtteliselt jah, jõuame sinna ka, aga siis viimane veerandfinaal oli siis TalTech Alexela võõrustas siis Viimsit, võitsid 19 punktiga, aga siin siis ka tegelikult nii palju, kui ma jälgisin ka, siis tegelikult oli nagu Viimsi poole pealt ka näha, et siin ikkagi hoiti natukene nagu pühapäevaseks siis Keila korvpallikooliga mänguks, et päris palju ka selliseid, päris palju vahetusi, päris palju nagu põhimõtteliselt kõik mehed said peale, saidki peale ja nagu hästi siuke rotatsioon oli hästi lai ja pigem tundus ka, et millega ma olen nõus, mida on siin arutatud ka, eks ole, et selles mõttes ei võetud võib-olla seda, ei võetud mõnes mõttes jah seda nagu karikat nii-öelda tõsiselt selles mõttes, et selles mõttes jah, et oldi nagu, et okei, me nagu nii kaotame, meil on tähtsam see Eesti-Läti liiga mäng, et ja see, et see sinna, see Eesti-Läti liiga mäng korra sinna üle minna, et see sinna pühapäevaks pandi, siis see nagu, see näitab seda, et korvpalliliit oli ka nagu, et nad nagu nii kaotavad veerandfinaalis, et las nad mängivad, et sa ei paneks elu sees Tartu või Graamo või TalTechi mängu sinna pühapäevale, vaata, aga Keila ja Viimsi oma nagu võis panna. Et selles mõttes ma nagu selle karikaga, need veerandfinaalid ma ise nagu mõtlen, et kas nagu, et võib-olla võiks samamoodi olla, nagu siin on mõnes teises kohas, nagu näiteks Leedus on, kus siis mängitakse poolfinaalid ja siis finaal ja kolmanda koha mängitakse nii-öelda samal nädalal. Et võib-olla jätaks need veerandfinaalid ära. Jah, jätaks need veerandfinaalid ära ja siis saakski, et selles mõttes, et kui on need poolfinaalid ja finaalid, siis saakski samamoodi, et need, kes ei jõudnud sinna poolfinaali, siis need saavad mingeid mänge mängida, näiteks, ma ei tea, ongi see sama omavaheline mäng, saavad mängida samal ajal, et siis see mängupaus ei lähe ikkagi liiga pikaks, vaata. No jah, ma ei kujuta nagu ette selles mõttes, et eks näis võib-olla mõeldakse midagi välja, praegu natukene lihtsalt jah, tundus, et võib-olla Viimsi ja eks Keila ka, et Keilal vist, ma sain aru ka niimoodi, et see Burns näiteks neil selle hooaja liider, et tema väänas nagu jala välja, aga
kui oleks elu ja surma peale mäng olnud, siis ta oleks nagu mänginud. Aga see mäng ei olnud elu ja surma peale ja siis ega mees ei mängi ka. Või siis võib-olla leida mingi lisa selline motivatsioon, ma ei tea, kas raha mõttes, vaata, NBA-s tehti see NBA karikas, vaata, poole hooaja pealt võitja meeskond, iga üks saab 50 kilo, 500 tonni näkku, vaata. Selles mõttes meil on see liiga eelarve, eks ole, aga selles mõttes, et võib-olla mingi siuke, ma ei tea, ma ei kujuta ette, et võib-olla midagi, mis võib-olla natukene motiveerib rohkem, samas, ma ütleks niimoodi, et finaal ja kindlasti ka, ma ütleks üks pool finaal ja finaal kindlasti olid sellised, kus tegelikult ei võeti seda asja väga tõsiselt. No muidugi, tegelikult ma arvan, et mõlemad need poolfinaal ja finaal tähendab poolfinaalid, et võetakse tõsiselt, sest et ikkagi medal on mängu. Siis on juba jah, et võib-olla veerandfinaal on siuke, et kui me saame siit edasi, siis nagu sest et olgem ausad, palju sa siin neid medaleid ikka võid võita. Kui sa Coolbet oled jah, siis täpselt, et nii on. Jah, et poolfinaalide juurde siis Graamo Coolbet ka jõudsime, et siis siin vaatasin tollest mängust, vaatasin suuresti teist poolaega ise. Ei näinud seal esimesel poolajal seda Christopher Lengi show'd, kus ta ikka ulmeliselt pani lõpuks siis 29 punkti ja esimese poolaega vist oli 22 või 24 või? Jah, 22 minu meelest. Aga ise vaatasin seda esimest poolaega ja vaat see oli äge korvpall. Selles mõttes äge, et ikkagi oli seal mängus, oli sees, seal isegi mängijad Kalev vist läks seal 8 punktiga ette, aga siis Coolbet tuli järgi ja siis poolaeg kaotati ainult 6-ga. Selles mõttes jah, et sellepärast ma hakkasin vaatama. Aga kolmanda veerand ajal mina läksin endale süüa tegema ja siis läks see kolmas veerandaeg üldse mulle. Ja tagasi tuli neljandaks siis või kolmanda lõpus, täpselt ei mäleta, aga siis oli juba vahe 20. Siis oli juba rongijaamast lahkunud. Aga esimene pool oli tõesti ja see länk ikka pole hullu. Jah, et teisel poolel tehti siin mingid korrektuurid. Kaitses lihtsalt agressiivsemalt ilmselt, et ikka kuidas lasti sellel mehel teha ka, see oli ka päris huvitav. Ja Graamol siis pallikaotusid oli ikka roppu moodi 18 oli, kui täpne olla. Ja esimesel poolajal siis tegelikult siin treenerid ütlesid ka, et prooviti mingit, vist nagu ma saan aru teist midagi kaitseform, midagi mu prooviti ühesõnaga testiti asju. Selles mõttes tore, kui sa saad karika poolfinaali esimesel poolajal nagu testida. Niimoodi ja võidad ikka. Ma ei tea üldse see, ega mul ka see Kalevi praegune peatreener, ma ei tea, ta on nii ja naa mees tundub kuidagi. Siuke, jah. Et nagu ma aru olen saanud, siis tema tuli seda kaitset vist. Jah, et see hooaeg vähemalt, et tema all on kaitse ja siis Killing hoolitseb nagu rünnaku eest, et ma olen samamoodi aru saanud. Aga ma ei tea. ma ei ole ka seda. Ei ole väga enesekindel, ütleme niimoodi mina selle suhtes, et jah, et peaks jõuame finaali juurde ka kindlasti, kus võib-olla see treeneri jutt isegi on aktuaalsem, aga ega ma ka ulmeliselt ütleme müüdud ei ole. Ei ole seda selle paari kuuga hästi siin maha müüdud selles mõttes. Aga jah, ega siit poolfinaalist väga rohkem midagi rääkida ei olegi ainuke, võib-olla ainuke asi, mis võib-olla tasub ära mainida on see, et siis selle mängu mängis Kalev ilma Andris Miskata, kes oli siis kõhuviirusega maas. Et siis seda mängu teda ei olnud, aga siin saadi ikkagi ilmselgelt saadi ikkagi hakkama. Ilmselgelt hakkama on hästi öeldud, kui sa võidad 29-ga. Ja muidugi ma juba peaaegu meelest ära läinud, et lõpus siis Peep ikkagi, et kui muidu oli võidujoo vastus, siis Kalevi vastu mängus siis ikkagi läks riietusruumi juba varakult ära. Seal tehnilistega, et seal siis kohtunike tööle oli etteheiteid, kuna ma ise neljanda veerandi lõppu ei näinud, mingit hetki ei näinud, siis ma ütlen ausalt, ma ei oska kaasa rääkida selles mõttes, aga Peep nagu Peep ikka. Meie oma Ataman. Põhimõtteliselt võib öelda küll nii. Aga teine poolfinaal, mis siis ütleme nii, et algas väga intrigeerivalt ja lõpuks siis võib-olla natukene. See oli see mäng, kus Tartu jäi seal mingi 6-21 jäid maha. Aga teine veerandaeg juba tehti tasa. Teine veerandaeg võideti 28-8. Et jäeti 6-21 taha, siis poole veerandajaks kaotati 15-25. Testiti seal mängu alguses siis maa-ala.
et Kuusmaa ka. Poolfinaalis no jah, samamoodi on ju. TalTechi vastu ikka võistida. Jah, see on siuke kahtlane. Kuusmaa ütles ka, et no esiteks Kuusmaa on tuntud maa-ala mees, et tema see firmamärk on see 3-2 maa-ala, eks ole. Aga ta ütles ka, et ta mõtles, et vist testida, et TalTech esimesel veerandil on alati hästi kõva meeskond, aga et veits nagu siukest puid ka alla, et peale seda ikkagi vajub asi ära. Väsivad ära. Et siis jah, et sai seda testida, seda maa-ala ja asja, nägi, et ei toiminud, nii kui mees kaitsel asi üle läks, nii oli Apnik, oli ka TalTechil ikka otsas kohe. Et näha oli ka, et selles mõttes läks nagu keeruliseks. Et ega seal, kes kõige säravama mängu tegi, oli Bernard, et 21 punkti 9 lauda jäi silma ka, 4 resultatiivset söötu ka. Et jäi silma sellise korraliku tegutsemisega. Painter oli ainuke teine mees, kes jõudis üle 10 punkti, tema siis 12 punkti. Ja ülejäänud tegelikult kõik siin 9, 8, 5 ja selliste punktide peale. Et ega siin Tartul, Bernard jah tegigi siis 4 punktidest, aga ülejäänud ei teinud. Ja TalTechi poole pealt ikkagi, 3 ei kukkunud lõpuks, et lõpuks siis ikkagi 25% 36-9, Suurorg pani 13 tükki peale. Et too ongi kõmmutaja, eks ole, selles mõttes. Ja selles mõttes vabavisked ikkagi ka, et ma ei tea, TalTech nagu see tiimi peale jälle, see on nüüd viimase aja juba, see on ikka see hooaeg kummitanud TalTech, et sa paned, põhimõtteliselt panedki 23-13, see on 57 prossa, jälle 10 punkti kaotsi läinud, 10 punkti, kui me nagu loeks need 10 punkti kõik sisse, et sa paned kõik sisse, mis on ka muidugi natuke palju loota, eks ole, aga siis oleks mäng 5 ja võib-olla lisaajal, lihtsalt siuke, oleks mis ja kes. Jah, täpselt. Aga oleks on sama, mis poleks ja nii see. Jah, et TalTech ka siis tegelikult mängis 8 mehega. Või 7 mehega tegelikult PHK ühtegi minutit ei saanud, oli protokollis küll, aga ei mänginud. Et selles mõttes samamoodi, et eks seal ka võib-olla see puhkus on nüüd hädavajalik ja selles mõttes jah, et praegu ikka on näha, et Tartu nagu on ikka kui eelmine hooaeg see ülikooli derbi ikkagi tekitas palju rohkem elevust, siis see hooaeg on Tartu oli lihtsalt nii eest ära, et ma räägin, et siin kes see ütles, et nüüd kuskilt ka kuulsin, et Tartu on nagu tipus tagasi täielikult, et et seda on näha ka, et Tartule nüüd linn eraldas siis jälle uueks hooajaks eraldas siis jällegi rohkem raha, et minu arust oli 200 000 eurot, eks ole, mis nagu Eesti mõttes on see ikka väga suur raha. Eesti mõttes on see ikka väga suur raha ja et Tartul ikka nii-öelda linn ja näha on, et see linna nagu nii-öelda inimesi, ongi ka mängudele huvitatud. Aga see on alati see, et kui ikkagi võidetakse, siis on huvi ka. Muidugi. Et ikkagi need nii-öelda põhifännid, nemad on nii-öelda nii mudas kui ka. Ultrad on ikka kogu aeg, aga nii-öelda võib-olla siuke casual nagu siuke tavafänn, siis tema pigem ikkagi neid, ma arvan siin, kui need kaotushetked olid, kui mängitigi, mäletan ise neid aegu, kui mängiti ainult ju noortega. Et ma pigem ei usu, et seal tollel hetkel tavafänn niimoodi saali sattus. Aga praegu on jah, et ja see meeskond on ülivinge üldse, et need mängid. Komplekteeritus ja kõik on ikka next level. Ja treener on ka, mulle meeldib ikkagi peatreener ka. Jah, et Kuusmaa ja Kandimaa hea tuua ka. Aga pronksimäng siis tegelikult sarnase skriptiga nagu poolfinaal Kuulbetil. Et poolaeg siin isegi võideti 2-ga. Vaatasin seda mängu suuresti. Jällegi 3. veerandajani vaatasin, ma rohkem ei viitsinud vaadata. Et seal 3. veerandaeg siis TalTech võitis 29-9. Aga poolajani Kuulbet ilusti püsis mängus, oligi siis 3 kukkusid neil väga hästi, et visked ikka siin pandi ikka väga hästi nagu kotti.
neid kolmesed ja siis lõpuks ikkagi jälle see protsent kukkus ära, aga esimene veerand ja seal niimoodi oli, et ja siin siis ka jällegi Maletic väga hea mäng ja jällegi siin võib-olla siis oli teistpidi, et Lenk jällegi kukkus ära, et neil oligi kuidagi vaheldumisi, et Maletic pani veerandfinaalis hästi kõva mängu, Lenk pani poolfinaalis ja siis Maletic uuesti siis oli siis nii-öelda kolmanda mängus ja üle ühe ja täpselt. Ja TalTechi poole pealt Post, nagu Post ikka 17, 8 lauda, 5 söötu, et siuke postilik statline, mis mulle jäi kõige rohkem silma, tegelikult oli Taavi Jurkatamme 18 lauapalli, 7 ründest, et see jäi käis noppimas. Pani ainult 5 punkti, aga jah, et eks Keila teisel poolel oma möödavisetega aitas kaasa ka, aga jällegi, kui sa ründest võtad 7 lauda, siis tegelikult ikkagi näitab võitluslikkust. Jah, seda on ikka palju ühe mängija kohta. Ja keda ma olen pikalt see hooaeg eriti tahaks kiita, aga tegelikult ta on nii pikki aastaid Eestis ikkagi väga kõva mängumees olnud, et Oliver Metsalu tegelikult, et see mäng eriti, et 12-8 visked, 7-4 kolmesed, 24 punkti ja minu arust see hooaeg on niimoodi, et kui TalTechil on vaja mingit kindlat korvi või kindlat midagi kindlat nagu, siis nad annavad selle palli Metsalu kätte, mingi vahetus, mis iganes olukord ja siis kas Metsalu siis sealt leiab kas söödu, teeb ise, vahepeal viskab ka kolmes, et selles mõttes et oskab teha, ütleme nii. Ja, täpselt. TalTechi ainuke ikkagi viga on, mitte ainuke viga, aga ütleme niisugune suur viga on ikkagi need vabavisked meeskondlikud. Too jällegi seesama mäng ka, et 24-13, et Post 8-4, Jurkatam 4-1, Niits 6-3, et play-offis eriti, et mina mõtlen, et kui mina läheks nüüd, tundub praegu, et Keila korvpallikool läheb TalTechi vastu play-offis, Eestikatel siis? Või jah, Eestikate play-offis siis. Ja kui mina oleks ja mul oleks näiteks, ütleme, ma ei tea, 2-3 minutit mängida, vahe oleks, ma ei tea, 5 punkti. Ja ma reaalselt nagu see, mis NBA-s oli Hack-a-Shack ja lihtsalt sealt prooviks paar korda, võib-olla hakiks natukene ja saadaks vabaviskejoonele ja vaataks, kuidas siis nagu kuidas närvi on, jah, et kui sa ikkagi panedki 4-1 või 50% või 25%, see on ikka kohutav. Et ma Andres Sõber ma mõtleks selle peale. Muidugi, aga enne tuleb need ülejäänud 35 minutit muidugi mängus püsida. Selles mõttes, et kui on samamoodi, et Tartu suudab tõesti, et kui Tartule pannakse siin esimesel veerandil vurr käima, siis nemad suudavad jälle välja tulla, aga Keila korvpallikooliga on võib-olla vähe teistmoodi. Seal nii lihtne see asi ei ole. Et seal see nii lihtne tõesti ei ole, jah. Aga jah, et lõpuks siis pronks saadi, nagu eelmine aasta võeti karikal pronks ja ikkagi on näha, et praegu see taseme vahe on, et kolmanda ja siis nii-öelda neljanda. Ma ausalt enam ei, peale seda Kuulbeti kaotust ka ma seda Pärnut ja siin Läti ülikooli võideti ainult ühega. Et ma paneks ikka neljandaks, aga ma võib-olla ei tõstaks neid nii palju ettepoole teistest, kui ma võib-olla varasemalt olen tõstnud. Et ma paneks nad üpriski ühte potti seal nende teistega, et headel päevadel nüüd suure tõenäosusega Viimsi läheb nendega play-offis vastamisi. Eestikatel siis vaadates seda Viimsi viimast mängu, kui nad samamoodi mängivad, siis ma ikka ei usu. See võib-olla ühe sealt näpistavad, aga play-offis on ju ikkagi mitu. 5 mängu siis jah, et seal on ikka seal ütleme, et seal on vaja ikka, ma ei tea, ainult heast viskepäevast ja õnnest ei piisa, et sul on mitu mängu. Muid asju on ka vaja kindlasti. Et sul on ikkagi see mitu mängu, et seal ikka nii. Jah. Aga selles ma olen suke nõus, ega ma ei imestaks, kui seal ütleme, kui nad lähevadki kokku, et seal Viimsi mingi ühe mängu ära või näiteks näpistab. Jah, et vähemalt mingigi intriigsi ja play-offi esimestesse nagu roundidesse, et tegelikult ega suuresti tänasel päeval tundub, et ega väga palju nagu ei ole. Et kui me võtamegi, et Kalev siis, kui me võtame praegu see loogika järgi, siis mina saan aru niimoodi, et Tartu läheb siis praegu otse poolfinaali. Ja siis Kalev mängib Kuulbetiga, TalTech Keilaga ja siis Pärnu Viimsi omavahel, siis see Pärnu Viimsi ju tegelikult ilmselgelt paberi peal kõige
kõige nagu põnevam seeria on selles mõttes paberi peal, et eks näis, noh, et Pärnul on siin veel aega nüüd Eesti-Läti liigaga ka 4 mängu, et seda asja nagu seda laeva siin ümber tüürida. Neil on ikka tõesti vaja ja hetkel, kui sa siia juba Eesti-Läti liiga peale läksid, siis korraks siis jah, et neil on siin. Neil on üks võit ikka Ogrega vahel, neil on üks mäng rohkem mängida. Ja Viimsi tegelikult tegi kingituse, et võttis Ogre ära siin vahepeal. Ja tegelikult ju Pärnul on just, et need oleks hea, kui Tartu siin väikse kingituse teeks, sest järgmine mäng on Tartuga 4. Ja samal ajal mängib siis Graamo oligi jah, 10. mängib Ogrega, et jah. Et siin jah, et selles mõttes see Eesti-Läti liiga tuleb ka põnev, et selles mõttes jah, korra hüppame sinna, siis ju 2. ja 7. koha vahel on ju ainult üks võit, et 2. ja 7. Mitte 2., 3. ja 7. vabandust, et VEF on ikkagi natuke eest ära, aga Kalev, Selli, Valmere ja Ventspils on kõik ühtede võitude peale, siis TalTechil on 15 võitu. Ja kui jällegi korra rääkida, siis Selli tegi huvitava käigu, et siis Juri Sumbrasko, Eesti korvpallisõpradele hästi tuttav mees, siis vabastati peatreeneri ametist. Ja sinna siis toodi asemele üks noor mees, kelle nime mul praegu ette ei tule, mul Selli Instagramis tuli see ette, aga mul praegu nimi ei ole, mul on meeles, et ta oli VEF-is ja Ventspilsis vist oli olnud ja siis ka jah, ja siis Riia või mitte seal, vaid Läti siis koondise juures ka vist nagu abi. No tundub kõva andses. Võiks siis olla nagu midagi jah. Aga sellises faasis hakata treenerit vahetama. Julge käik selles mõttes. No jah. Julge käik, et eks näis, kas ta nagu ära ka tasub. Ja ei tea, võib-olla seal mindi lihtsalt tülli või ma ei tea. Me ei tea neid Läti asju eriti ei tea veel, et jah, et selles mõttes küll. Aga tagasi veel karika juurde tulles, siis finaalmäng Unibet Arenal. Esiteks, mis mind pani mõtlema, kui ma vaatasin seda mängu alguses, meil oli Telegramis oli see grupis arutelu ka, eks ole, siis mulle endale tundus, et võiks olla siuke 2500 kuni 3000. Ma ei ole Unibetil ammu käinud, võib-olla ongi, et võib-olla tundus valesti, ilmselgelt tunduski valesti, aga selles mõttes tundus, et kuskil 2500-3000 inimest, et võiks nagu suht okei olla, on ju. Hiljem siis tuli publikunumber välja, et see jäi natukene alla 2000 ja see pani mind ka mõtlema, et kas ei võiks olla, et see võiks olla selles olukorras, et kui me nüüd muudaksime ära selle sama, et me veerandfinaale ei mängiks sellel nädalal, mängiks ainult finaale või poolfinaale ja siis finaali ja pronksi-mängu. Ja kõik Unibetil. Jah, et kõik oleks ühel kohal nagu, et ühes kohas, et ei pea ju olema ka nagu ainult ju ei pea olema Unibet, ma ei tea, näiteks see aasta Tartu võitis karika, võib-olla karika võita, siis järgmine hooaeg nagu korraldab, ehk siis näiteks võiks olla nädal aega Tartu saalis, eks ole, muidugi seal on võib-olla natuke raske seda asja teha, et võib-olla seal võrgu ja see on teised üritused ka. Et teised üritused ka, võib-olla jah, et see Unibet iseenesest, et ma saan aru, et rendi koha pealt, eks ta krõbe on, eks ole, aga ma saan aru, et seekord pandi, et finaali mängid, et liit pani veidikene õla alla, kuna koondismäng on nagu nii tulemas, et siis nagu, et ei pea ise neid korve ja asju kõike nagu nii nagu ja kõike seda on ju, aga lihtsalt mõtlesin jah, et võib-olla see võiks ka olla see, mis nagu toob natuke rohkem publikut saali, et praegu oligi see, et kuna lihtsalt seda ebakindlust oli palju, et kus see nagu asi lõppude lõpuks nagu toimub. Ma mõtlengi nagu, et kui nüüd TalTech näiteks, ma ei tea, mõtlen võib-olla niimoodi, et kui siis, see on ilmselgelt väga suur hüpoteetiline, aga kui Keila oleks nüüd Kalevit võitnud, siis Tartu on ju nii-öelda kõrgem asetus, et kas siis oleks finaal toimunud Tartus või? Võt seda ma ei ole uurinud, seda ma ei tea. Et või oleks ikka Unibetil toimunud, et selles mõttes, kui ta oleks Tartus toimunud, ma arvan, et oleks nagu rohkem rahvast tulnud. No jah, aga seda ma ei oska sulle seda öelda, aga ei, see oleks küll päris põnev, et kui need poolfinaalid ja finaal. No sest Hispaania teeb niimoodi, et Hispaanial oli kogu asi oli Valencias, toimus, et olid need veerandfinaalid ka, olid selles mõttes, et toimusid seal.
et selles mõttes, noh, ma ei tea, noh, niimoodi, et veerandfinaale ka mängida kõik ühes kohas tundub veits ekstreemne. Paljust, noh. Aga noh jah, et nagu selles mõttes tundub veits ekstreemne, aga teha poolfinaalid ja finaalid näiteks. No pigem jah, poolfinaalid ja finaal, sest noh, veerandfinaalid ka, ütleme ausalt, noh, ei ole nagu mõnes mõttes, ma ei taha öelda, et ei ole pointi, sest et noh, seal see publiku huvi ei ole kindlasti nii suur, noh. Jah, et ma ise mõtlen niimoodi, et võib-olla need veerandfinaalid võib-olla mängidagi kuskil siin, ma ei tea, detsember, jaanuar vahepeal ära vaata. No siin jällegi oleme peale graafikust. No jah, jällegi, seda peab sobitama peaks, eks ole, aga selles mõttes, et saaks kuskil ära mängida ja siis mängiks poolfinaalid ja finaalid, et tegelikult oleks sellist, oleks seda ideed küll, et see oli suht esimene asi, nagu kui ma vaatasin seda mängu esimest poolaega eriti, siis ma nagu mõtlesin, et noh, tundus mulle publikut rohkem, kui tegelikult oli, eks ole, esiteks. Ja siis ma hakkasin mõtlema kohe, et huvitav, aga mille taha see võib-olla 2500 ja pea 3000, no 3000 oleks raske. Et sest ma ei mäleta palju, kui oli finaali see 5. mäng, mis toimus Unibetil, mul praegu ei turgata, et palju seal see publiku arv oli. Aga igatahes, jah. No tulles mängulise poole peale, siis siin mainiks seda, mida sa mainisid treeneri kohta. Nii. Et Mirolübov siin ikka, et kui ta Tartus, kui nad mängisid Tartus. Jah, käisin ise vaatamas. Tartuga, siis seal oli puhas, ütleks, treenerite võit. Mirolübov ja Killingu vahetusi tehti õigesti, kaitses kõik värgid. Siis võiks öelda, nüüd oli risti vastupidi täpselt, et Kuusmaa, Kandimaa duo mängis ikka Killing, Mirolübov duo täielikult üle. Et noh, esiteks oli kohe see algus, et sa alustad ilma Painterita. Seal oli üldse minu meelest see, et Tartu nagu tuli energilisemalt või kuidagi teise attituudiga peale kuidagi tundus. Kalevi vennad jäid kuidagi aeglaseks või kuidagi tundus siuke, et ei ole seda powerit, noh. Mida Tartul oli, et mul ei nagu teleka vahendusel see nagu paistis. Ma ei kujuta ette ka, mis seal nagu olla võis, aga puhtalt. Aga võib-olla oli see, mulle ainult tundus võib-olla, et ma ei tea. Ei tundunud, et sulle, ma olen suuga selles mõttes nõus, et eks ta algus oli päris nagu siuke loid ja siuke raske Kalevil, aga ma arvan, seal ei olnud põhjus ainult selles, et ise oldi nagu endal oli nii-öelda see moraalimure, vaid oli tegelikult ka Kalevi poolt või Tartu poolt, vabandust, väga hästi asi lahendatud, et alustati siis kohe see viisik Painterit algkoosseisus ei olnud, alustati selle kõik vahetavad kõiki viisikuga, et Paasoja, Andre, Ilver, Lips ja oli vist Valge algkoosseisus. Bernard, vabandust, Bernard loomulikult. Et alustati sellise viisikuga, kus kõik võisid kõiki vahetada väga hästi. Ei ole kunagi Andrest, eelmine hooaeg ka, ei ole Andret kunagi võtnud ulmelise kaitselõvina. Ütleme niimoodi, et temast ei leki kunagi ulmeliselt läbi. Aga see töö, mis ta nagu Kauki-Aidendi peal tegi, fair play, väga hästi toimetatud, et ja Tartul üleüldiselt see sama viisik, kelle ma ette lugesin, väga siukeste pikkade kätega, nagu kõik saavad vahetada jalgades kiired, suudavad kõikide vastu mängida, kehaliselt Ilver ja Lips väga tugevad mehed ka, eks ole, et selles mõttes müts maha Kuusmaa ees, väga õiged käigud, väga õiged lükked ja alustati ikka metsikult alustati. Ja muidugi lasti Kalev mängu tagasi ka, eks ole. Ei, lasti seal, aga lõpuks ikkagi tuldi ja võeti ära see. Et jäädi lausa 2 punktiga kaotusseisu. Mis oli huvitav vahepeal 18-ga vist? Jah, vist suurim vahe oli äkki 17-18 midagi siukest. Jah, et oli näha ka, et selles mõttes oli näha, mida oligi näha, oli see, et siis kolmas veerandaeg oligi see, kus siis Kuusmaa hoidis pikalt siis Painterit sees ja oli nii nagu, oli see sama, mis oli Tartus, kui nad mängisid, et igasse olukord, igasse pick and rolli olukord, igale poole ühesõnaga see Painterit kogu aeg rünnati, sest ta on hästi võimas ja tegelikult selles mõttes on jõuline ja tugev kuju,
aga vaat jalgade liikumine, noh, see ei ole see, eks ole. Muidugi. Et sealt nagu kogu aeg rünnati lihtsalt, kogu aeg võeti ette ja et seal nagu saadi, et sealt see nagu vahe tagasi mängiti. Aga no jah, see lips pani ikka hulluna. Seda ma ei saa lihtsalt, seda ma mitu korda ütlema lihtsalt. Nagu et finaalide MVP, jah, siis Karl-Juhan Lips 27 punkti, 5 lauda, 5 söötu, 3-8-6, viimane veerandaeg, üksi 13 punkti, Tartu 22-st. Et korra mõnus kontsert püsti, väga-väga hästi, väga-väga hästi mängitud ja üleüldiselt, Tartu poole pealt nagu Kuusma tegelikult ütles ka, et kuigi Lips oli, ütleme siis kogu selle, ütleme siis operatsiooni pea, ussi pea nii-öelda, siis tegelikult kogu tiim mängis nagu väga olulist rolli, et ja ma ütleks Tartu pingi kohta ütleb ka see palju, et Laane ja Nurger ei saanud mitte ühtegi minutit. Et see ütleb nagu Tartu nagu selle hooaja koosseisu kohta nii mõndagi. Ja ma ütleks ausalt, et mind natuke peab isegi imestama, et nagu Nurger on nagu nii kuidagi, ma ei tahaks öelda, et väljas, aga minu jaoks ütlen ausalt, minu jaoks on ta halvem painter lihtsalt. Jalgadest on ta samamoodi aeglane. Võib-olla vise on natuke keskpositsioonilt parem, et sa teda võib-olla sealt usaldad natuke rohkem, aga painter on jõulisem, on korvi all otsustavam, need pealtpanekud, mida me oleme siin kõiki viimastel kuudel näinud, siis minu jaoks Nurger on halvem painter kahjuks lihtsalt. Jah, sellest ma nõus, et ta natuke on kuidagi puisem või kuidagi suke. Jah, et keskpositsioon ja tegelikult ka väga ulmelisel vahetusel 3 seda paneb ära, et viske poole pealt on natuke parem kui painter, aga kaitse poole pealt, kui mul on see, et ma saan mõlemalt mehelt sama asja, siis ma pigem võtan painteri nagu iga kell. Ja jah, siis Kalevi poole pealt siis Miška tegelikult, et mängis ainult 18 minutit. Jah, kui sul ikkagi see kõhuviirus on, siis seal ei olegi midagi. Aga 18 minutit, 11 punkti, 7 lauda, et selles mõttes tema fair play, et tema tegi nagu oma, ütleks selles mõttes ära, et kindlasti kui ta oleks olnud terve, siis ta oleks ka mänginud rohkem, et ja siis võib-olla oleks ka mul on veider nagu Miskast niimoodi rääkida, sest ma mõtlen eelmise aasta Miska peale, mul on nagu veider seda ümbersündi nagu näha. Ma aga sellepärast vaatasin selle praegu otsa, ma natuke juba hakkas muigama, et mõtle täpselt sama, et see eelmine aasta on ikka täielik. Et aga selles mõttes tore näha, et mees on nagu leidnud ennast. Ja eriti sellises vanuses on ju, et ei ole kõige noorem siin. Ei ole esimene noorus, aga samas ei ole nagu kõige vanem ka. Hakkab oma parimasse nagu ikka vaikselt vist jõudma. Praegu vaatangi kohe, tahaks vaadata. Ja ma siit ei saa praegu peale vajutada. Nii kaua, kui sa otsid, siis jah, et tookski veel välja, et esiteks Kaukjaineniga, nagu juba korra mainitud sai, väga hästi saadi hakkama, visked 14-4, et muidu siis eelmise 2 finaali MVP siis see aasta ikka nulliti päris ära, et kuigi oma meeskonna jagas siis Hugo Toomiga resultatiivsuse punkti siis juht seda liidri rolli, siis ikkagi läks nagu ära ja keegi, kes on nagu ikka täiesti, mul on nagu kahju näha, on ikka viimased mängud ikka täitsa ära vajunud, on Kuuba. Miska on 2000 sündinud, on see võimalik või? Ei ole. Ei ole või? Ei, nagu see ei ole, oli siuke mis asja? Seda tööd, et ma olen vanem kui Andris Miska. No hetkel siin näitab jah, aga ma ei tea, ma ei... No jah, siis... Okei, see on küll praegu... See oli küll üllatus ja ma arvasin, et ta nagu... 14 jaana. Ma mõtlesin, et ta on meie vanune. No ma mõtlesin ka, et aga ei... Või natuke vanem aasta 2, et ta on meist noorem. Mul on väga täitsa lõpp, Mul praegu tõmbas ka lukku täitsa. On täitsa ka praegu, et... Okei, see oli üllatus, seda ma ei ole kunagi vaatanud. Vähemalt nii mitmed, nii palju kui ma guugeldasin, siis mitmed leheküljed seda veidavad, jah. Oleks siis üks ainult, aga ei, siin on nagu mitu tükki, et... Okei, kuule, no siis hakkabki sisenema oma parimasse mängi. No siis sul on õigus, jah, ma mõtlesin, et on ikka 30. Ma mõtlesin ka, et on 30 ümber tegelikult, aga selles mõttes tänasel päeval mängitaksegi kauem vaata. Ei, ma saan aru, aga ikkagi... Ma mõtlesin, aga et ikka, jah, okei.
aga jah, et tagasi tulla nüüd sellest, võimalik on, et siis ma ei tea, kas ma loen sellest tagasi. Aga Gregor Kuba siis jah, et viimased kuu-kaks on ikka päris nagu kehvad olnud, et kuidagi see viskekindlus ja kõik see on täitsa kadunud. Tartu vastu 23 minutit visked 4-0, vabakad 4-1. Võttis küll 5 lauapalli ja niimoodi ja kaitses on ta ikka, kaitselõvi nagu me teame, eks ole, aga jällegi nagu kui sa nagu ründe poole pealt nagu tiimile midagi nagu tegelikult tänasel päeval midagi juurde ei anna, siis on ka väljamaale ikka raske minna. Eestis sa saad nende numbritega saad hakkama ja sa saad tööd ja sa saad palka ka, eks ole. Aga ma loodaks vähemalt, et Gregori ikkagi selline ambitsioon, arvestades ka tema vanust, et ta ei ole ka kõige vanem mees, seda ärme hakka praegu vaatama. Ei ole kõige vanem mees, eks ole. Et võiks olla ikkagi välismaale minek, et siis tegelikult tänasel päeval nagu on raske näha, et kuhu ta nagu minema peaks. Seal poolfinaalis Kuulbetiga räägiti ka, et tal on Itaalia pass, et selles suhtes ma ütlen ausalt, et okei, ma ei tea, selles suhtes kuidagi, kuidas nüüd öelda, see võib nii ootamatult tulla see naksti välismaale minek, et ma ei tea, võtta see Hermetki on okei, Hermetil muidugi teine üldse roll ja kõik tase aga ikkagi et kohe nagu Prantsusmaale on ja sellisesse liigasse ja mängib hästi ka ja mängib veel hästi ka ei ole mingi reamees lihtsalt ikkagi üheks põhimeheks tõusnud ja ikkagi me räägime siin, ma arvan, ma ei tea, top jalkas, ma tean täpselt, milline top liiga, kus nagu top 5 on, aga ma ei tea, Kossus niimoodi, ma kohe niimoodi peast, ma ei öelda. Kossus mõtleme, on Kreeka, Hispaania. Hispaania, Kreeka ilmselt 2 esimest, eks ole. Serbia oma ei ole, see on see Aba liiga või Aadria liiga, ta ongi tegelikult ka päris kõva. Aga Saksa liiga? Ma ütleks, Prantsuse liiga on kõvem kui Saksa liiga. Prantsusmaal Asvel, Monaco, Pariis. Seal on Cholet ja mis iganes. Ja täpselt, et võib-olla seal see on natuke kõvem kui Saksamaa. Nojah, aga ikkagi. Euroopa top 5 liiga, sellega ma olen nõus. Et selles mõttes läheb sinna ja paneb, et väga, väga äge näha on. Et praegu on nagu, ma räägin, et nagu Kuuba mõistes on nagu, ma ei näe kuskilt seda hüpet, enne kui see vise nagu kindlamaks. Aga lihtsalt ma tahtsin, nagu minu jutu point oligi see, et see võib tulla nagu nii ootavatult või kuidagi nii. Kuna ongi, Kuubal on Itaalia pass ka, on ju. Ja siis mine sa hullud ja võib-olla saabki samamoodi, saab kuskilt Itaalia esi- või teises liigas näiteks mingi pakkumise, kus võib-olla makstakse ka väga head, võib-olla isegi rohkem. Seda näitab aeg, eks ole. Jah, et eks näha ole. Ja üks asi, millega ma tahaks võib-olla vastanduda siin ühele podcastile, mis räägiti, oli see, et öeldi, et Make ei ole, et Erik Make ei ole teinud seda hüpet, mis nagu, ma ei tea, Vaaks tegi, siis minu arust see, et nad on Vaaksiga sõbrad, head sõbrad ja kõik see asi, siis minu arust on veits nagu nõme neid võrrelda, nad ei ole üldse sarnase tüpaasiga mängijad, Make ongi rohkem naturaalne mängujuht, ta on lühem ja selles mõttes, aga see hüpe minu arust, mis Make on ikkagi teinud võrreldes eelmise aastaga Kuulbetis, on ikkagi olnud märgatav, et me ei saa hakata kõiki mehi Vaaksi järgi hindama. Kes on sarnase positsiooni. Et Vaaks on nagu siuke väga hästi välja kukkunud ja mehe enda, mitte ainult selles mõttes, aga eks see on kõva töö taga. Jah, kõva töö ja kõik see ja selles mõttes kõik nagu väga hästi nagu jooksis tema jaoks nagu kokku ka, et Hispaaniast Viimsis ulme hooaeg, Viimsist Gramosse. See oli ka tänu, keegi sai vigastada, just osteti seal põhimõtteliselt hooaja alguses ära ja siis seal tekkis ka, et ega ta alguses ei olnud ju põhivend, aga seal siis sulandus sisse. Jah, sulandus sisse ja siin mõned vigastused, taas kord suuroru vigastus oli too hetk, vaata kui ta mängis. Me ju nägime, kas see oli see? Me nägime seda laivi ja see oli ikka valus. Siiamaani. See oli selle Kreeka PAOK vastu, et lihtsalt mäletan, me ei istunud üldse kaugel sellest ja see
sa kuulsid seda põlve häält, lihtsalt sa kuulsid seda sinna iste kohal, et see oli ikka rõve. Aga ühesõnaga, kuhu ma jõuda tahan, on see, et Makke on teinud sammu edasi, ta on teinud väga hea hüppe edasi minu arust, et mul kohe tulebki meelde see siin üks Pärnu mäng, kus ta pani 7-3 ja siin tegelikult on stabiilselt olnud ikkagi väga hea mäng ja minu arust seda näitab ka see, et ta sai selle 16 koondise mehe hulka, kuhu kohe jõuame. Jah, sinna vaikselt hakkame jõudma ka. Lihtsalt asi on selles, et ma ei võrdleks seda teekonda Vaaksiga, et see teekond ongi, iga mäng ongi erinev, kõik on teistmoodi. Et sama hästi võiks küsida, et Rosenthal tuli Poolast tagasi, et miks ta nagu Vaaksi pauguta, aga ta tuli ka vigastusest tagasi, eks ole. Ja see ei ole ikka, see ei ole ka see Rosenthal, keda me oleme harjunud nägema, et ta alustas küll, ta panigi kohe alguses pani vist 2-3, aga peale seda ega finaalis ei suht jäi, et siin to sama Pärnu mäng oli tal ka, kus ta pani siis ikka ulmekontserti püsti, pani oma Eesti ja Läti liiga rekordi. Aga tal on see, ma ütleks niimoodi, et stabiilsuse mõttes tal on see asi rohkem üles alla, kui on Makel. Ja Make poole pealt võib-olla ainuke asi, mis ongi see, kus ta kindlasti peab vaeva rohkem tööd tegema, on kaitsepool. Rahu on ka aega nüüd. Jah, täpselt. Tuleb sealt, tuleb ka. Aga mina ise usun, et Make küll on mängumees. Ma ei tahaks seda nagu Vaaksiga võrrelda, et täiesti erinevad tüpaažiga mängijad ja kõikide trajektoor ja teekond on erinev. Et ma arvan, sellel ei ole mõtet nagu Makele panna neid pingeid peale. Selle poole pealt küll. Läheme siis koondise juurde. Jah, ma arvan küll, lähme koondise juurde et ega siit karikafinaalist väga rohkem midagi kaasa ei ole võtta. Koondis siis 16 meest, kes siis välja lõpuks valiti sellest 20 põhimõtteliselt 5 on siis järgmised on Kullamäe, Suurorg, mainitud Make, Riismaa, Pökler, Raieste, Trell, Jõesaar, Hugo Toom, Konatšuk, Karl-Johan Lips, Vene, Hermet, Treier, Kirves ja Tass. No siit nüüd 16 veel 12 siis 4 ma arvan niimoodi, et need 16 meest jäävad kõik selle akna kaasa, aga ilmselt võibolla siis vastavalt esimesele ja teisele mängule võibolla see 12 meest, kes mängib, on natukene erinev. Aga ma arvan, lihtsam on siis mõtlema hakata, kes on need 4, kes nagu välja jäävad. No mina ütlen kohe ära, Eesti liiga, need, kes mängivad Eesti liigas. Sest et siis Make, Toom, Lips ja... No ja üks jääb puudu vist, jah. Ma korra vaatan. Ei jääb ja vist üks jääb puudu. No ma võtaks siis Riismaa ka välja. Jah. Sest et nagu, miks Eesti need liiga mängijad, sest et sorry, ma ei tea, kuidagi praegu need, kes kõik välismaal on, kõik panevad nii hästi minu meelest. Jah, seal ongi see... Sa ei saa ju tassi siis nagu nii välja, et meil ei ole siis korralikult tsentrit. Ja meil on Kirves muidu, et selles mõttes jah, meil Tassi on vaja, et ta tuli küll alles vigastusest tagasi, hüpekas pidi väga hea olema, korras, aga jah, kui me vaatame seda nagu, võib-olla alustas tagaliinist, kindlad mehed minu jaoks, Kristjan Kullamäe, viimastel nädalatel leidnud oma hoo ülesse, pronksi mängus pani korraliku kontserti püsti, sai pronksmedali ka Leedus kaela, ei ole üldse väike asi Leedu-suguses korvpallimeeskonnas. Me ikkagi räägime siin ütleme maailmas, ma arvan maailmas isegi Leedu, ma arvan, on seal top 10, top 15 riik võib-olla, jah. Top 10 kindlasti. Mõelda. Top 10 ikka. Mis meil on? No see on USA, Kanada. Hispaania on niisugune kahtlane. No ma ütleks... Prantsusmaa. No Prantsusmaa ka. Aga maailmas ikka top 10. No top 10, kui mitte, siis top 15 kindlasti. No okei, jääme niimoodi. Ei, ma lihtsalt üritan oma peas umbes mingeid riike välja mõelda, et kes võivad võib-olla paremad olla, aga ma ütleks top 15 kindlasti, top 10 on siuke, või seal piiri peal võib-olla. Okei, no see selleks. Ja teine mees kindlalt Suurorg, jällegi ka Poolas, siis tuli karika võitjaks, finaalis väga kõva mäng. ja finaalis veel välise pool, kuna nad läksid siin selle Tassi. Leegiaga läksid kokku, jah. Tassi Rannulaga panid nemad ka kotti. Jah, et... Loodame, et Rannula seda tema vastu ei hoia. ei, ma ei usu. Ei, ma ka ei usu. Et need 2 meest ja see on see, millest ma tunnen, et meil on tagaliin tänasel päeval puudust tundnud. Et Suurorg on naturaalsem pallikäsitleja kui Kullamäe. Kullamäe saab mängida oma seda tavapärasemat number 2 positsiooni,
mida ta tegelikult võiks nagu rohkem mängida, ta saab jällegi, ma ei ütle, et ta ei saa number 1 peal hakkama, ilmselgelt ta saab, aga mulle tundub, et number 2 peal ta on meile kasulikum. Et me kasutame tema oskusi nagu paremini ära ja noh, lõppude lõpuks on see, et meil on vaja 2 meest sinna tagaliini nagunii, kes oskavad palli käsitleda ja Suurorg Kullamäe tänasel päeval on meie parim duo kindlasti parim duo, et sealt kindlasti selles mõttes ma olen suga vist suures pildis nõus, et ma nagu ma vaatan ülejäänud mehi ja siis ma ei näe, kes sealt välja, ainuke kellega ma võiksin natukene võib-olla veel argumenteerida on Pökkler selles mõttes, et jah, ta on tagaliini mõttes, ta on ikkagi väga hea vend ja noh, selles mõttes kõik hästi. Poolas hästi pandud. Poolas ka hästi viskan, noh tiimil ei lähe nii hästi, aga tema nagu teeb oma asjad ära, eks ole. Et aga tema on võib-olla ainuke nendest ülejäänud 12, kellega ma võin nagu veidikene argumenteerida, et noh, ma arvan, et tema hakkab, kui kedagi välja vahetatakse sealt üle 12, siis see on tema. Riismaaga on jah jama see, et Eesti poole pealt ta tegelikult nagu just ka tagaliini ja selle kaitse mõttes ta annab väga palju juurde. Tema tänane probleem on see, et noh, ta ei ole nemad ka jõudsid ju tegelikult Itaalia karikas finaali, kaotasid Milanole, ma isegi vaatasin Setanta pealt toda mänge, soovitan vaadata ka, et Setanta näitab hästi tihti Itaalia liiga ja näitas Itaalia karika mänge ka. Ja näitab seal Türgi mänge ka, konomänge ka, eks ole. FS-ega minu mõist oli. Jah, täpselt oli, et selles mõttes tasub vaadata ja vaatasin toda finaali ka. Seal oli ikka esimene veerandaeg, mõtlesin, läheb käest ära, lõpuks ikkagi nii-öelda tuldi järgi. Aga Riismaa siis suurem mure on see, et ega tema selles osaline ei ole, et ta on rotatsioonist tegelikult täiesti suhteliselt välja kukkunud. Ta ei saa põhimõtteliselt üldse mänguaega, ei saa platsilegi, et ma ei tea, see on jällegi see, et mu enda peas on nagu raske seda meest panna 12 hulka, kui ta ei saa nagu kodu. Eriti veel nii, kus on nagu teised mehed, nagu sa öeldud, on hoos ka. Ja, et noh, kui me võtamegi, noh jällegi meil on 2 nüüd karikavõitjad, Jõesaar võitis Bosnia karika ja Jõesaar samamoodi skoori mõttes väga-väga hästi viimasel ajal mänginud ja Jõesaart sa tegelikult ju ei mõtle kui ulmelist punktitoojat, et sa mõtled ikkagi sükest laualõvi. Ja ta on ikka, tal on seda võitlust on palju, või seda põrget on, ütleme siis. Ja noh, Trail Raieste ilmselgelt rünnak. No ma loodan, et nüüd siin, et Trail siin nüüd jälle ära ei sõnunud tead, eks ole. Et jah, aga jah. No selles mõttes ta seletas konteksti ka, et ta ütles seda sellega, et nad mängivadki siis tal tiimikaaslase Hakansoni. Ja siis Hakansoni ja Birkander vist ei tule, aga Hakansoni vastu ja siis oligi see Hakanson vist ootas oma intervjuud ja siis Trail vist oligi nagu veits töganud, vaata, see võeti muidugi kontekstist välja, aga Trail selles mõttes backis oma sõnu ja sellega ma olen nagu nõus, et mis ta siis jah ütleb, et me lähme kaotama, vaata, et ilmselgelt sa ei ütle, et eks seda saaks öelda kuidagi nagu teistmoodi, et jah, et tuleb raske mäng, ilmselgelt me tahame võita, anname endast parima, kõik see, see ei ole Trelli stiil, me näeme uuest soengust ka, et see ei ole tema stiil. Siin mõne maailmakuusa räppariga teed siin Slim Shady'na. Aga tegelikult aga jah, et selles mõttes nagu no ma ütlen julgelt ühe asja välja, no siit peab tulema 2 võitu, alla selle on ebaõnnestumine. Mina ütlen, sellepärast, et mehed on nii hoos kõik ja kõigil läheb nagu väga hästi, et siin ja võrreldes meil selles mõttes ja võrreldes siis eelmise akna koosseisuga meil on juures Suurorg, meil on juures Raieste, meil on juures Vene ja meil on juures Tass. Kui siit need miinimum tõesti Rotsi ei ole muidugi enam see peksupoiss, kes ei, muidugi, aga ma selles suhtes jah, et ma olen täitsa nõus, aga no ma ei tea, no kurat, see on ikka, ütleme miinimum oleks jah 1-1, aga no tegelikult peaks ikkagi, see 1-1, ütleme 1 võit, 1 kaotus ka ei rahuldaks, mina ütlen ausalt. Ma ütleks niimoodi, et kui nüüd on see õige info, et Birkander ei mängi, siis ma arvan, et me peame sealt võitma 2 võitu. Kui nüüd Birkander mängiks, siis see asi veidikene oleks keerulisem, ta on väga hea, ta ei mängiks Hispaania ACB liigas, kui ta ei oleks hea tsenter, siis see asi oleks keerulisem, aga ma olen suga suures pildis nõus, et
et nagu me ei saa tänasel päeval, selles mõttes ma jällegi Trelliga on nõus, me ei saa tänasel päeval endale alati nüüd võtta enam seda väikese riigi, väikse korvpalliriigi mentaliteeti. Oleme EM-il ära käinud. No EM-il oleme ära käinud, mina ikkagi ju, me teame, et see kõik oli pettumus. Et me oleks pidanud seal 16 hulka jõudma, me ei jõudnud, on ju. Aga suures pildis me ei saa võtta seda mentaliteeti, et me oleme mõnes mõttes väike korvpalliriik, me peame hakkama suurelt mõtlema, sellepärast, et kui me, selles mõttes selle poole pealt mulle väga Trell meeldib, et ta mõtlebki suurelt, võib-olla mõni tema ütlemine tõesti kukubki ülbelt välja selles mõttes või siukeselt nagu arrogantselt või siukeselt jah, aga it is what it is, on ju. Aga selles mõttes ma olen temaga nõus, et me ei saa minna nagu sellega, et mis me lähme siis kaotama. Ei, muidugi seda mitte. Ma olen selle koha pealt 100% nõus, et me peaksime siit võtma 2 võitu. Et ma saaks veel aru, kui Rootsil oleks veel see NBA mees, Larsson näiteks ja Birkander ja kes siin võib-olla mingid mehed võib-olla veel puudu on praegu, et oleks seal nagu mingeid mehi, selliseid mehi veel juures. Vaata, siis võiks natukene, samas on see, et meil oleks ka mehi juures, meil on ju veel Kotsar puudu, meil on Vaaks puudu. Ja, Kotsar on täitsa kuidagi ära, mul juba meelest vaikselt lõid, et aga jah. Ta ei ole jah, ta nüüd võib-olla varsti peaks siis vigastusest tagasi tulema, et ma olen ikka jälginud neid Yokohama meeskonna neid bokskoore, et kas ta seal hüppab välja, aga ei ole veel hüpanud, jah. Veel ei ole hüpanud, jah, et eks neis, et ta peaks vaikselt tulema küll. Aga jah, et üleüldiselt ma olen suga nõus, et ma arvan ka, et praegu jäävad välja Make, Riismaa, Toom ja Lips. Ma arvan, et variant ongi, et võib-olla Pökler ja Riismaa vahetavad kohad puhtalt ka selles kaitse mõttes, et Riismaa on väga kaitsesuunitusega. Riismaa on ka Palliküle toonud. Ja, Pökler samamoodi, aga Pökler ka, et kuigi ta ka, nüüd tänasel päeval ma ütleks ka niimoodi, et ega ta ju kaitses nii-öelda tema pealt nagu nii-öelda katus läbi ei saja selles mõttes, et ta saab hakkama, siis kui meil on näiteks vajagi, nüüd võtame siis Rootsil on Hakkansson ja on see Pantsar, on vist nimi, kes mängis siis Kullamäega koos, eks ole, mängib seal Athletic Clubis või kuidas sa ütled, Bilbao basketis, tuli jalka hoopis. Aga mängib seal, et siis kui meil on vaja sellist meest vaja hakata kaitses nagu maha võtma, ilmselgelt meie esimesed variandid on Raieste Trell ja Jõesaar, ma ütleks isegi. Aga vaat, kui meil on nüüd need mehed võib-olla jällegi tui on ju, aga kui tekivad vigade probleemid või meil on vaja kaitses midagi vahetada, mingeid asju, siis ma arvan, et Riismaa seal on vajalik mees. Ei, muidugi. Kono samamoodi, eks ole. Ma ei näegi, kuidas me saame jätta välja, Kullamäe Suured kindlalt mitte, Raieste, Trell, Jõesaar kindlalt mitte, Kono, Vene, Hermet, Treier, Kirves, Tass. Treier on ka siuke, et ta ikkagi Napolis seda mänguaega saab, aga tal seda ulmeliselt head. Aga tal on see ikkagi see pikkus ja see, et ta võib seal seda korvi all ikkagi ta võib seda number 5 ka mängida, kui jällegi, et kui Kirves ja Tass, et võib-olla kui meil on vaja jällegi rünnaku mõttes eriti, et kui meil on vaja võib-olla väljakut laiali tõmmata, et siis Kirves ja Tass võib-olla tõmbavad seda natuke liiga kokku korvi alla. Ja Tšehhi vastu ju ikkagi Treier ikkagi vedas, et ma arust Treieriga on viimased hooajad kuidagi niimoodi olnud, et tal nagu klubis ei ole kahjuks niimoodi õnnestunud, aga koondises on ta alati nagu vajalik vend, et paneb oma visked ära alati olemas ja võib-olla jah, et ma ei tea, mis seal klubis nagu tagasi hoiab, et võib-olla vaja ka Rannula käe alla mängima minna, et seal võib-olla tuleb paremini välja. Ei tea. Aga selles mõttes tuleb põnev koondisaken, reedel on siis juba esimene mäng. No tegelikult ongi ju, täna hakkab Euroliga pihta, täna on Euroliga ja juba on koondis, et 3 päeva. On reedel koondis ja siis on esmas oli 1. märts, ma ei tea, mis pühapäev siis. Ja pühapäev oli jah, 1. märts kindlasti. Ja sest see veebruar on ju veiderkuu. Ja siis on pühapäev. Kusjuures veebruar, veiderkuu. Jah, on vahet üle, ma räägin pärast. Ei hakka siin pikalt enam. Aga tegelikult tahtsin seda öelda, et lähevad ju lennukiga mehed, charteriga Rootsi.
noh, korvpalliliidus raha liigub. No jah, et ei väga hea, et ei ole mingi laevaga tead siin tead pärast kruiisilt tead, mine tea. Too nädalavahetus peaks tean oma venna käest, et peaks Glisserik ja Mäks olema, siis läks vist käest ära. Siis oleks vähe jah, et aga noh. Et no me teame küll, et siin mõni mees, Trell on siuke patrullimees. No ma ei tea, kas tema on, aga on olnud. Ma ei tea, kui palju Juventutis patrullida saab, aga selles see on erijuht. Läheks vähe käest ära. Aga jah, ma koondise poole pealt võib-olla lõpetuseks ütles ja, et ootus on 2 võitu. No kindlasti. No, kui me saame 1-1 sealt ära, on tore. No siis peab lihtsalt korvide vahega plussis olema. Korvide vahega plussis olema. Ja noh, lihtsalt, et kui me tahame, ma mõtlen niimoodi, et kui me tahame endale järgmises ringis parimaid võimalusi. Just, ma tahtsin ka seda. Siis meil on vaja siit 2 võitu, sest et suvel võib olla olukord, kus Sloveenial ei ole väga hästi ja Luka Doncic tuleb Tallinnasse. No siis hakkab pullid saama. Ja siis hakkab jah. Et samas võiks tulla ikkagi noh. No, võiks ikka tulla. Publikuna ma oleks küll väga äge rõõmus. Jah, ma arvan, et tahaks ka minna. Seal juba tahavad ju väljamaalased. Lakers siis teine vend tahab ka Sloveeniks hakata. Jah, Jackson Hayes jah, et Morus, no seda tsentrit seal vahetatakse nagu sokke. Ja, seal oli Nebo ja Mike Toby oli ja siis oli Nebo ja siis jah, et vahepeal vist ei olegi kedagi kodustatud. Anthony Randolph oli tegelikult see esimene vend, kellega tuldi ju EM-il siis tuldi kullale, eks ole. Et selles mõttes küll. Päris huvitav jah, saab olema. Ja võibolla siis eestlaste poole pealt võibolla viimased asjad, mis veel mainida on see, et siis see läheb juba Euroliigas hästi üle ka. Esiteks siis esimene uudis võibolla ei lähe, aga Kalevist siis tegelikult Kalev Cramos, see Rutherford korralune mees lahkub siis ja tema läheb siis Kirvese jah, kodumeeskonna Jonavasse, et eks näis, kuidas vaadates seda Rutherfordi mängu, siis ma ütlen ausalt, et ma ei näe, kuidas ta peaks Kirves pingile mängima. Aga never know, vaata, et vaatame, kuidas see mõjutab. Teine uudis võibolla ongi siis nagu Euroliigaga seotud, ehk siis Partisanist Jabari Parker läheb laenulepingu alusel aasta lõpuni Badalonasse ja see on nagu Trelli positsioonile üpriski siuke, Jabari pigem on 4, Trell on pigem 3, aga noh, arvestades, kuidas ma olen Badalona mänge vaatanud, kuidas nad mängivad, siis Trellil pigem ikkagi siuke päris otsene konkurent. Ei, kindlasti. Ma just hea oli, et mul ka meelde mul tuli nagu turjates see pähe, et keegi sinna läks, aga ma ei mäletanud, kes see oli. No Partisanis, kui me siit Euroliiga peale üle hüppame, siis Partisanist lahkus ka siis Miika Muurinen. Läheb ära. Või tähendab, ma sain aru, et juba läks, et siin Soome meediale põhimõtteliselt andis intervjuu, et läheb jah, et noh, et kiitis taevani Obradovitši, parim treener ever. Ja oli vist, tundub, et olid kommunikatsiooniprobleemid olnud, sest tal oli Obradovitšiga vist oligi kindel kokkulepe, et Obradovitš teadis, et ta tuleb ainult aastaks ajaks, tuleb, et noh, tuleb selleks, et saaks aru, et mida nagu meeste korvpallis tehakse, mis see nii-öelda vajalik on ja saada nagu korrastust. Jah, selles suhtes läks nagu natuke kehvale ajale, kui me vaatame siin Partisani mõttes läks ikka väga kehvale ajale, jah. Aga Benaroya vist ei olnud seda teadnud, et mees ainult aastaks ajaks tuli. Et seal vist oli see olnud. See on ka huvitav ikka. No ma räägin, kuidas see kommunikatsiooni toimi, sellest mina aru ei saa. Aga see selleks. Aga jah, et siis Partisanil jah, siin siukesed liigutused on, Payne läks ka ära. Ehk siis noh, Partisan, ma ei teagi, hakkab siin, ma ei tea, siin meil ei jagata nagu draftivalikuid nagu NBA-s, et hakkab tänkima, vaata. Ei no seal see Galates hakkab tegema, vanameisterna. Ei, kusjuures korra, kui sa siia Partisani peal läksid, ma nägin mingi, mõned nädalad tagasi, Galates vaata ei ole kunagi mingi hull 3 vend olnud, et talle jäetakse, aga siin mingi mäng koduliigas oli pannud 8-7 või mingi siukse ulme numbri, et jah, ta on ma mäletan, kas see oli Monaco eest või kelle eest ta mängis, kus ta pani nurgast, ma mäletan, pani võidu 3. No jah, et ta jäetigi vabaks, et no viska ja siis noh. Ei no ma saan aru, aga mingi hull, kas oli 7-6 või 8-7. See on eriti ikka nagu, ma vaatasin, mis nüüd vanas eas hakanud snaipriks veel, et jah, aga Euroliigas jah, et siin veel mingeid liigutusi nii-öelda saab teha.
no Partisan peab hakkama tegema nüüd, kui siin mehed ära lähevad ikkagi. Okei, no Muurine nagu nii mängida ei saanud. Siin Valencia tõi ühe mehe juurde, mitte Valencia, vabandust, Maccabi tõi ühe mehe juurde Prantsuse liigast. Minu arust oli keegi Atto. No sama Maccabi, veel on ju play-in'i koha peal on veel võimalus siin ikkagi. Mängida jah. Et siin on ikkagi jäänud, ma kohe vaatan 38 vooru kokku ja meil on 29 voor, nii et siin veel mänge on. Ja siin on minna küll ja veel selles mõttes. Et neil on see play-in on muidugi 3 võidu kaugusel, päris ikkagi seal on juba see vahe kärisend sisse küll, aga selles mõttes on Maccabi tõi, eks ole, kellegi Panathinaikos tõi Hayes Davise muidugi. No ma ei saa aru. 2,5 aastat, seal ikka raha ei ole probleem. Mis seal nagu printakse juurde seda raha või, mis seal toimub? Ja see palk oli ka mingi päris ulme olnud, vist 10 miljonit või? 2,5 aastat või midagi sellist või? Jah, ma nüüd ei tea, kas see oli päris kommentaar, aga mina nägin, tehti sellest siis pilt, võib-olla tänasel päeval ei saa kõik uskuda, võib-olla oli aga Kendrick Nunn oli vist kommenteerinud sinna, kui oli see palgavärk olnud, seal oli, et pakutakse, mis palka pakutakse ja siis Nunn oli põhimõtteliselt seal kommenteerinud, et mina olen ikkagi nagu Euroliiga kõige kõvem vend, et põhimõtteliselt Hayes Davis ei peaks vist siukest palka saama või mis iganes. Et oli küll finaalide MVP eelmine aasta, aga mis iganes. No nüüd karikas ka, eks ole. No täpselt, et aga ei tea, seal käärib ikka kõvasti. Seal ma Panathinaikos, kui me Panathinaikosest räägime, siis ma arvan, seal tuleks nagu suvel teha suur puhastus. No shorts kindlasti. Ma mõtlen just selles mõttes suur puhastus, et sul on nagu neid staarmängijaid liiga palju. Ei, muidugi on. Seda ma juba eelmine aasta kartsin. Nüüd on see kätte jõudnud. Ei olnud, aga nüüd on nagu ikka täiesti ei, aga nüüd on see kätte jõudnud, mida sa kartsid. Ma olin oma ajast ees lihtsalt. Ja, sa nägid kuskil unes raudselt. Sa olid tõesti ees, et see on ikka kohutav. Kui sa võtad selle, ma ei tea, see sats võtta lahti isegi. Tagaliin, Slowkas, Shorts, Nunn, kes veel on? Praegu peast ei tule. Ma kohe ütlen sulle. Leedu poiss, Grigonis. Grigonis ei saa isegi koos. Ja siin rohkem, Kalatšakis on Grant muidugi. Grant ka, Toliopoulos tuli, kes tegelikult Kreeka eest tegi väga okei EM-i on ju. Tuli siia, mingid mängud sai jälle natuke rohkem mängida ja tegelikult on ka ikkagi täielik nagu pingisoendaja on ju. No ütlem nii, et Panathinaikosel on praegu nagu Eesti koondisel on äärtega tead siin, neil on ka ju Hayes Davis, Hernan Gomez, Mitoglu, Osman, Poulos on ju, et veits palju, neil on ka ju ma kõvasti neid. Meil on nagu äärte peal, neil on nagu igas liinis, et nagu tsentreid ka ju, et Lessort ei ole isegi terve, neil on Holmes, Farid ja Jurtseven, et nagu kogu nagu Pokemone vaata. Ei tegelikult ega siis olümpiaakus on tegelikult samasugune, et aga ma saan, et 2 Kreeka hiidu on nagu, ma ei tea, kas siin peaks ka äkki Euroliiga hakkama mingid, nagu NBA-s on palk, mingid limiidid peale või? Midagi tuleb, selles mõttes kindlasti, et selles mõttes kindlasti. See on nagu, seda ma tean, et olümpiaakus näiteks ühtegi mängijat enam juurde võtta ei saa, et neil on nagu, neil on see. Sest minu nagu hooaja alguses minu lootus oligi, et seesama näiteks on veel ääremängija või kes on siuke pikk poiss, on see Samodurov ja tegelikult Kreeka eest ka, EM-il tegelikult mängis täitsa korralikult ja mu lootus oli see hooaeg, et see vend võiks saada nagu mänguaega nagu arenguvõimalust on ju, aga esiteks on pana ja see on Ataman ja see lootus on kiirelt nagu kustunud, et kahjuks see mees nagu ega ta ulmeliselt püünel ei ole. Kuule, äkki ongi pana viga see või õigemini Atamani viga, miks pana ei mängi see, et Ataman on ju harjunud siin, ütleme 7-8 mehe. Jah, aga kui sul on siin, ütleme juba ühele positsioonile on nii põhimõtteliselt sama palju mehi, häid mehi, et ma arvan, see ongi see probleem. Et pigem, ma ei tea. See ongi see probleem, et tal ei ole, ma räägin, et nagu sul on kõik staarid, nagu kuhu see pall nagu, et kui ma võtan selle nagu tagaliini, siis mehed, kes mängivad ilma pallita, Kalatšakis, Grant on nagu Grant on siuke tiimivend, keda sa tahad, et siis kui Nunn väljas oli, siis ta tegi, võttis palli oma kätte, toimetas, tegi on ju, aga kui nüüd Nunn ja Shorts ja Slowkas kõik on ju, siis ta võtabki selle kaitserolli, seisabki nurgas, paneb sealt on ju, perfektne tiimimängija.
või super, mõttes, tema ma jätaks alles. Tema ma jätaks alles, eks ole. Aga kui sa võtadki, et sul on nagu tagaliinis, sul on Shorts, sul on Nunn, sul on Slovkas, noh, sa ei mängita neid kõiki kolme muidugi ei mängita koos, on ju, sest eriteks kaitsesse kaotab lihtsalt nii palju, on ju. Aga noh, mida nad tavaliselt ju teevad, on see, et nad mängivad Slovkas, Nunn, Grant, eks ole. No seda mõttetu. Et nagu sellega nad mängivad. No võib-olla nüüd hakkab muutuma, vaata. Aga kuhu selle palli nagu jagad? Aga võib-olla nüüd muutub. Siis sul on ääre peal, sul on Osman, sul on Hayes Davis, sul on Juancho, kes tegelikult on viimased 2,5 hooaega väga hästi mänginud. Noh, sul on muidugi Mitoglu, kes on siuke Ameerika mäevend, on ju. Ja, no ta on tegelikult, ta võib ka seda 4. Ta võib 4 ja 5 mängida, et ta 3, ta on liiga 3 jaoks aeglane, aga 4 ja 5 on ju. Aga samamoodi, et kui muidu on näiteks olnudki, et Osman ja Juancho on alustanud algkoosseisus, siis no, praegu mulle tundub näiteks, et Juancho siis nagu kaaperdatakse pingil ära, et no ma paneks sealt üldse niimoodi, et ma jätakski Nunni, Granti ja paneks sinna Hayes Davis. No ma mõtlengi, et Juancho peab siis ju pingile minema, sest sa ei saa ju Euroopasse tänasel päeval ikkagi ilma tsentrita mängida ei saa. Ei, aga siis panedki, oota palju nüüd sai, 3 sai ju. Ja no siis panedki 4 peale selle Juancho ja... No siis paned Osmani pingi peale või? Toovend on ka veel. Seda ma mõtlen. No jah, Toovend, ta tuleb vahepeal pingi pealt, no paned tolle pingi peale. Et nagu, noh ma mõtlen sama, et nad on alustanud mingi Shorts, Nunn, mingi mis iganes on ju. Mina alustaks Grant, Nunn, Osman, Hayes Davis ja ma ei tea, Holmes on ju. Ideaalses maailmas sa muidugi tahaksid alustada, mina ideaalses maailmas alustaksin Hayes Davis ja Juancho, aga ma kardan, et sa nagu nii-öelda korvi all. Aga ma kardan, et sa annad liiga palju ära sellega Euroligas. Euroligas kindlasti. Et kui sul tulebki vastu, ma ei tea, kellega nad nüüd see nädal mängivad. Pariis või, oli vist. Okei, Pariisi vastu sa isegi võiksid sellega nagu ära ajada. Pariis, jah. Aga kui sul tuleb Real vastu, Olympiakos vastu. Ei, sa ei saa. Hapoel. Sa ei saa elu sees niimoodi mängida. Ei saa. No ma paneks selle Osmani ikkagi pingi peale vahepeal, sest ta on tulnud ka pingi pealt. No ta tundub ka siuke tiimimees ole. Et ta selles mõttes teeb ikkagi seda, mida vaja on, et võita, vaata. Aga no jah, see pana on, ma ei tea. Jah, vaata kui nagu... 9. praegu tabelis ka. Jaa, et vaata kui Olümpiakos siin, ütleme, tõmbas ka täiega mängijaid juurde, et tõid ju Jonesi ja siin selle Joosepi, sealt NBA-ast. Joosepi sealt kevadest. Jah, NBA-ast on ju. Et ühesõnaga Olümpiaks nagu vähemalt temad on nagu tipus on ju, et okei, Fener küll juhib, aga neil on veel omavaheline mäng veel pidamata ja see on ka veel, aga ikkagi nad on teised on ju, Panathinaikos samamoodi mängijad on palju, kõvasi mängida palju, aga nad on 9, et noh. Olümpiakos, kus juures ju tegelikult Olümpiakosega, miks nemad on toonud nii palju mängaid ju tegelikult on põhjus vigastused, jah. Evans väljas, Fall aastaks väljas on ju. Siis nad tõid selle Monte Morrise, minu arust tema sai vahepeal vigastada. Oli küll, jah. Siis vahepeal oli ju McKissick väljas, eks ole. Oota, keegi oli neil veel tagaliinist, kas see oli see mees, ma vaatan kohe kähku. Frank, see number 1 Nilikina. Jah, see oli ka vigastatud mingi hetk. Tema, selles mõttes jah, et mulle nagu Olümpiakosega tundub rohkem see, et nagu seal on tehtud need lükked selle pärast, et on saadud vigastada on ju, ja tsentri poole pealt ongi, et kui sul Falli ei ole, sul oli tegelikult Aimi Lutinov ja Donta Hall on ju, siis vaadates tänast maailma, siis see 3. tsenter on vajalik muidugi, Euroliigas ja Jonesi toomine, kui oli võimalik jällegi Partisanist tuua, siis ja eriti nüüd, kui minnagi nüüd tänasele mängule võõrsil Salgirisega, siis on mõlemad liidrid väljas, Šasa ja Milutinov, nii et jah, Salgiris isegi näeb võimalust, ma ütleks, et ei kindlasti, 100%, aga eriti kodus ka, 2 põhivenda väljas, kes peavad step up'ima, ilmselgelt Jones, ilmselgelt Fournier, Dorsey ja tegelikult ka ilmselt suure tõenäosusega Peters on mees, kes peab step up'ima. No ongi nagu äge vaadata, et mis nüüd nagu, kuidas nüüd nagu Olümpiakos hakkama saab, Eks 2 liidrit on ikka päris kõva. Eks näha kaua nad on ka väljas,
et noh, nüüd siin tulevadki, ma arvan, koondiste juurde kumbki mees ei lähe ilmselt ja siis eks siis nagu näha. Ma täpselt ei saanudki aru, mis sellel Sassal seal viga oli. Ma ütlen ausalt, ma ka ei tea. Ma lihtsalt nägin seda. Ma nägin ainult uudist, et ma ei lugenud, oli kiire tollel hetkel, ma ei hakka praegu välja teda ka otsima. Aga mängudest siis veel on siis Fenerbahce võõrustab Partisani. No seal ei ole mõtet kaua peatada. Kaua vist mõtet peatada, Partisan siin järjest mehi ära laseb ja Fener on ikka mega hoos, et tegelikult kodus ka veel. Ja kodus ka veel, mis jäi ju mainimata see Fenerbahce versus Panathinaikos mäng. Wade Baldwini game winner. Vend oli nagu Michael Jordan, jalad olid laiali. No mina lootsin sealt lisaaega fantasy mõttes, aga ei tulnud. Baldwin ikka, eks ole. Ikka korralik võidu ise ja seal lõpus läks ikka kähmuseks ka. Ma ei tea, ausalt ütlen siis Lessort vend, kes on nagu põhimõtteliselt aasta aega nagu eemal olnud ja vigastus oli rõve ja paha on ju ja värki, aga nagu... Sa ei ole mänginud, siis nagu mida sa üldse hüppama tuled? No ei, samas ega see Baldwin ka ei jätnud seda, ikka see tähistus või see, no võtle ise, sa oled koduväljakul. Venervatsi oli võõrisin, koduväljakul. Jaa, ei, ma oleks okei. Ringi keskel, vaata, mingi teema on ju otsus see, et ringi keskel ja et seal nagu, aga ta läks ju sinna tähistama ja no olge vastu, ega emotsioonid on ikka emotsioonid. Jah, aga ma oleks aru saanud, ma ausalt ütlen, siis minu jaoks oleks see, et oleks seal Nan läinud või Hancho või ma ei tea, Lessort nagu, no selles suhtes saa terveks nagu, mis sa nagu hüppad? Ei aga samas ega olge mõned, ega Lessort on, et enne vigastust ikkagi oli Euroliiga parim, ütleme, ikka Euroliiga parim tsenter. Olen nõus. Tema nagu, kui sa oled ikka Euroliiga parim olnud, siis sa võid nagu natuke üht-teist kõvada. Mitte muidugi sellist käitumist. Ma ütleks niimoodi, et liiga pikk aeg on möödas selle jaoks, et no eks seis, tegelikult ongi huvitav, kui korra veel siia ma loodan, et ta saab tervise korda, et saab uuesti mängu valmis ja kõik hästi. Ma tahtsingi öelda, et ma loodan, et tuleb tagasi ikkagi mängu, ikkagi on mängumees. Sama tugevana või mitte tugevamana. Et ja selles mõttes pana poole pealt ka, et ega need korvialused liigutused on ju ka tehtud ainult selle pärast, et Lessort ju on katki, et ega muidu võib-olla nii palju. Eks seal suvel läheb seal nii mõnigi. Mehi sinna kokku ei oleks rabatud, eks ole. Aga see sama teine mäng siis, mida me korra juba mainisime, Žalgiris Olümpiakos. Raske, ei oska midagi. Žalgiris kodus, Olümpiakosel nagu Tarvi juba ütles 2 põhivenda puudu. Žalgiris tegelikult päris heas hoos, Leedu karikas ilmselgelt võideti. Mehed on kõik Wright hästi mängib, Williams Koss hästi, Francisco suures osas ja Tuubelis tegelikult väga hästi mängib. Tuubelis on hästi pandud. Tuubelis Euroliigas tegelikult ikkagi esile tõusnud, mida võib-olla isegi ei oleks niimoodi oodanud, et võib-olla oleks oodanud natuke rohkem sükest võib-olla vajadust aklimatiseeruda, aga jah, ma isiklikult, ma arvan, et Žalgiris võidab selle mängu. Mul on praegu raske nagu näha, et kui just ongi see sama, et kui nüüd Peters tegelikult, kui nüüd Peters ei täida neid, Peters peab täitma Sasha kossid ära, on ju, Hall ja Jones peavad täitma. See on nagu, ma arvan, et see Hall ja Jonesi oma, see ülesanne nagu lihtsam, sellepärast need on 2 ja nad on ikkagi kõvad. Ja Milutinov suuresti, mis ta ju teeb, võtab ründelauda, lõigete pealt söödab ja tegelikult see luupitab neid palle korda ja selles mõttes jah, et seal on vaja ikkagi ära teha. Üks asi, mida ma mainin veel ära, mis minu jaoks on isegi natuke üllatus olnud, on tegelikult see Jonesi sööduoskus, et ma paar korda Partisanis ka nägid, pani sükesi häid põrke sööta, aga siin nagu Olümpiakoses nüüd, et nüüd sa näed ikka. No jah, mis seal Partisanis ju seal ju teine Jones tegi samasuguse sööte talle. Riputas talle, et jah. Aga jah, et samas... Ei, ma ikka arvan, et Olümpiakos võidab. Arvad, et Olümpiakos võidab? Ma arvan ikkagi, et Olümpiakos. Ei, ma arvan ka, et Olümpiakos selle võidab, kuigi tegelikult ma loodan, et Žalgiris võidab, sest et tahaks ikkagi Žalgiris play-offis näha. Jah, et praegu 7. tabelis ja see play-offi koht nii-öelda top 6 ei ole üldse kaugel ja play-in'iga on õnneks väike õhuvahe on sees praegu. Ei neil ongi ju, Hapoel on ka sama võitude ja kaotuste peal. Vist, ei ole kaotusi on 11, võitja on 16. Hapoelil on 1 mäng vähem peetud Pariisiga peaksid nad seda mängu vastu mängima. Õigus, sorry, minu viga. Siis järgmine mäng Svesta FS. See tuleb põnev. FS, kes on hoogu tõusnud. Kas nad ei ole mingi
4 mängu järjest võitnud. Midagi sellist, jah. Kohe vaatan. Ja võt, näed. Ja FSL ikkagi oleks korvi all mehed terved, põhimehed püsiks. Ja Larkin ka, ma ei tea, kas Larkin... 3 mängu on järjest võidetud. Et võideti Valenciat 17-ga, siis võideti Salgiris 10-ga ja no Virtusele pandi 31 pakikas, et too oli ikka päris jube. No seal see üks mees jah, too pani hullu seal, jah. Ei tea, too on viskemees, jah, aga jah, see tuleb huvitav mäng, aga Svesta on kodus, Svesta on ikkagi, ma ütleks, Svesta on ikkagi parem tiim. Ma arvan ise, et Svesta võidab, et lõpetab selle FS väikse võiduseere siin 3 mängulise võiduseere. Ma kahjuks pean sukke tulema ühte paatist, et FSL, ütleme, et Svestal on ikkagi ju siin napilt, ütleme, on veel play-in'is on ju, 2 võitu küll paiga vahe, aga ikkagi ma lähen ka kahjuks Svesta poole peale, sest et FSL nagu, ei ole nagu täissats koos, et kahjuks. Ma arvan küll, et Svesta võidab, jah. Ja Barca Virtus. Ja Barca Virtus. Barca võidab selle. Ma ei tea, mul see Virtus ikka kuidagi ei ole. Virtus peale seda, kui nad väga-väga hästi mängisid. Panki aeg oli äge, kui nad mängisid hästi. Ei mitte ainult panki aeg, vaid see, kui nad nüüd siin vahepeal ka tegelikult mängisid hästi ja said häid võite, siis peale seda on too viimased 2 mängu kaotatud 32 ja 31-ga. Enne seda kaotati siis Asvelile 10-ga. Kuigi Virtus on kodus, aga ikkagi ma arvan, Barca võtab siit. Barca on viimasel hästi mänginud, tabelis ju 5. kohal. Šengelian tundub, et on hoogu hakkan leidma, mis on nagu tore. Brizuela samamoodi, tundub, et Laprovitola ja Panter on Panter, eks ole. Pariisile nüüd viimati küll kaotati ja siis karika poolfinaalis kaotati ka siis ju hilisemale võitjale Baskoniale. Ja see ka paide või, kus oleks mulle hooaja alguses öelnud, et Baskonia võidab Hispaania karika, ma oleks ju välja naernud. Sest nagu see, kuidas mängite oli, ikka ikka kohutav, et aga nagu nüüd on ikka Galbiati on midagi käima saanud kuidagi. Asjad ümber pööranud jah, et siin aga jah, et Barca jah, et nende väikeste vastu, Pariisile ka nüüd viimati kaotati, aga tegelikult nende nii-öelda keskmike või siis tagaotsa meeskondade vastu tegelikult on hästi mängitud. Nende probleem on just need suured meeskonnad, et ei ole võidetud siin Fenerit, ei ole võidetud Olümpiakost. Neil oli nüüd muidugi Pariisi vastu oli Panter ka väljas, ma ei tea, kas see mees on terve. Ma ei tea, kas see mees on terve. Aga ma arvan, Virtuse vastu see loeb vähem. Et Virtus mängib ka sihukest võib-olla aeglasema tempoga, võiks Barssale paremini sobida siin Clyburn ja Senka vana koduklubi vastu ka võib-olla natukene vaja tõestada midagi. Selles Panter ma vaatasin vähemalt fantasy järgi on terve, et no siis võib-olla mängib. Aga Virtuse jah, neil see kõik oleneb, kuidas minule mingi Edu, Edwards ikkagi paneb ja selle Morgan ka. Edwards, Morgan, Vildosa ja siis seal see Alston on viimased mängud veits ära majunud. Tšallo mängis Olümpiakose vastu, oli ta ainus vend, kes seal toimetas. Ja see Njang ka, et tema on ka siin ära vajunud peale neid väga kõvasi mänge, et siin, kus ta tegi selle kõva 20-tuuli 17 lavapalliga, et peale seda ka veits nagu ära vajunud, et seal jah, Virtusel on neid nuppe, mida liigutada, aga ma kardan, et Barca ikkagi võtab. Ei, ma arvan ka, jah. Ja Dubai Asvel, Dubai Asvel siis juba 4-päevane mäng, jah, et ma arvan, seal ma ka Dubai Musa on ka tagasi. Seal on kõik, Kaboklo ja kõik on tagasi seal. Jah, et Kaboklo nüüd toodi siis Hapoelist, et on mingi Hapoelis, et seal ma arvan jah, et Asvel on tegelikult ka selles mõttes see uus sa fantasy kaul ka on tõid selle Angola jah. Asvel, et see on nagu hea leid olnud siin Dekolo siis asenduseks ja kõik see, et selles mõttes Asvel ka ikkagi tublisti mänginud hästi. Kuulujutud ringlesid, et Tony Parker müüb oma osaluse Asvelis maha ja hakkab peatreeneriks. Ma ei tea, kas see on nagu päris tõsi jälle. No ma ei tea. Annab osaluse vennale. Mine sa tea. Ise peatreeneriks. Jah. Siis Monaco. Maccabi. Monaco on siuke suht nad on kodus, et nad võtavad ikkagi võidu ära. Oleneb, kui palgad on ära makstud. Jah, seal on veel see jama ka. Mike James ka siin läks ikka Twitteris ikka normilt leili siin, et pani ikka hullult, et ärge valetage mulle ja siin nüüd mingid detsembri palgad siis maksti nüüd ära ja midagi siukest, aga siin ühesõnaga võlgu on ikkagi suht palju ja siis mingi Mike Jamesile ma sain aru, et maksti vist vähem, kui tegelikult pidid maksma.
ühesõnaga jah, et siis Mike pani suht hullu. Jah, ei no jah, eks see raske ole, aga noh, selles mängus peaks ikkagi Monaco selle võidu võtma. Peaks küll jah, kuigi Maccabi on ka ikkagi hoo ülesse saanud, mõnes mõttes hästi mänginud, siis ma praegu ei näe ka. No ja eriti Monaco, kui tahavad seal ikkagi play-offi, siis hetkel on play-innis 8. kohal, aga noh, need ongi need võidud ja kaotused on sama. Ja, et see Maccabi vastu võit on tegelikult väga oluline. Siis meeskond, kes on siis tegelikult ikkagi praegu päris alla kukkunud käinud. Jah. No jah, ma ei tea, see nende liider Bryant, et oli väljas vahepeal, jah. Ja kas nüüd on tagasi? On, ta mängis juba viimane vist oli, jah. No näed, on siin karika nädal keeras kõik pekkid. Et mängis Salgirise vastu ka, et selles mõttes seal kaotasid ju, nad on siin järjest ikka kaotatud. Aga samas Milan on ka ikka päris, nüüd on Nebo on neil tagasi. Ja, et võib-olla see karika võit ka natukene siin ütleb, et andis juurde võib-olla sükest tuhhi. No ma pakun ikkagi, et Hapoel läheb siit, võtab suurema. Kas siin vaadata, et palju Hapoel järjest mänge kaotanud on? Et ma ei... 1, 2, 3, 4, 5. 5 mängu järjest. Viimane võit oli FS-i vastu 20. jaanuar. Kuu on täis. No kelle vastu ikka, kui mitte FS on ju. Jah, et jah, aga Armaniga kodus... Armani on muidugi hea soos, Shields... Polmaro, Brooks pani seal karikafinaalis ka, vaatasin mängu. Pani seal ka ikka, pani 9 pealt, et seal ikka kõmmutas seal. Ei no jaa, aga tal on ka siin vahepeal Euroliigas oli ikkagi kukkus ära korra. Ta on võib-olla natuke parem versioon nagu mingi Edwardsist ja Howardist jah, et võib-olla nagu, et ta võib-olla, ta keha natuke suurem läbimurde mõttes ja võib-olla siis kaitses ei lagune nii palju tema pealt ära. No jah. Aga ma siin lähen suga siis ühte paati, ma arvan, et Hapoel võidab selle mängu ka. No sinu lemmik Valencia ja Baskonia, see on nüüd Hispaania siseasi. Hispaania siseasi, jah. Ma kusjuures arvan, vaadates seda nüüd viimased mänge ka, ma kusjuures arvan, et tegelikult ma tahaks kusjuures öelda, et Baskonia võidab selle mängu. Baskonia on kodus ka, nad on kodus hästi mänginud, karika võidu pealt. Tegid ulmelised mängud, et siin Omorui pani hullult, Luvavu pani hullu mängu, Forestile 1 laud jäi kolmiktuubis puudu. Et selles mõttes väga-väga hästi mängiti seda karika finaali ja seda karika nädalat üleüldse. Valencia poolelt ainuke plusspool, mis võib olla, on see lisapuhkus, mis nad said. Et see Reali vastu kaotus muidugi koduväljakul ikka jube valus ka, Hesonja tassis lõpus. Ja see pallikaotus seal. Pallikaotus ja Hesonja siis 2-3-sega tassis sealt välja. Et selles mõttes võib-olla ma ei tea, ma ei kujuta ette, kuidas see nagu moraalile võib neile nagu mõjutada. Aga ma siin ikkagi, ma arvan, et Baskonia võidab selle mängu. See on võib-olla siuke... Ma lähen siis, et Valencia teeb juba asja panemaks, sest et Valencia on tõesti hästi mänginud. On küll, nad on ikka veel kolmandad, et kui Hapoel on siin nüüd 6. kukkunud, et siis Valencia on ikka nagu 3. Et tuli siin FS vastu ka libastumine sisse selles mõttes, võib-olla mäng, mida sa tahaksid võita, eks ole, aga suures pildis tegelikult ju midagi hullu ei ole. Ja ilmselt, ei taha nüüd ära sõnuda, aga Valenciat ilmselt on play-offis ka, et kuigi voore nii palju, et ei julge. Pigem jah, et kui palju meil, see on 29 voor. 38 oli ma vaatasin. 9 voor on veel jäänud, siis peaks siis jah, tegelikult Valencia peaks nagu mingi 9 mängu järjest kaotama kõik. Tegelikult isegi jah, et mitte 9 täitsat, mingi pooled peaksid vist kaotama. No jaa, aga tulebki näiteks. See tähendab seda ka, et teised peavad võitma ka muidugi. No jaa, aga tulebki, play-in on ka, aga ütleme, et play-offi koha pealt, kui kukuks ära, siis ega seal ongi põhimõtteliselt sul ju 2 võitu, et kaotad siin 4 mängu järjest ja et siis ongi kellad play-innis seal ja see play-innis hetkeseisuga siis Monaco, Panathinaikos, Vesta ja Salgiris, mis ei ole väga head vastas, et kui see üks peab siis sealt tõusma, et aga vahet ei ole, aga jah, nii neil viimane mäng siis Real Bayern ma arvan, et Real võtab ära kodus ka. Kuigi Bayern on ka nüüd ikkagi Pesic'i käe all ikkagi väga hästi väga hoo üles saanud.
ja Obst on ka hullu pannud. Obst jah, et noh, see tema areng ka mängu mõttes ikkagi, et kui ta ikkagi varem oli puhtalt nii nagu kolmeste peale orienteeritud, siis tänasel päeval ta ikkagi on hakanud ka keskbossile ja ka läbimurretele rohkem nagu rõhku panema, et oma mängu nagu mitmekülgsemaks teinud, mis on hea. Noh, ja seal tagaliinis ka see Dimitrevitš, see Makedoonia vend, et tema tegelikult väga ka, et tundub, et Pesic väga usaldab teda, mängib tegelikult väga hästi, et see Bayern on tegelikult täiesti normaalne sats, et ma ei usu, et siit mingi nüüd ütleme Real üle sõidab ei, ma ka ei usu. Aga Real ma arvan jah, et kodupubliku ees võtab selle võidu ära, nad on kodus täna see aasta kindlad olnud, et samamoodi, et võib-olla see karika kaotus võib-olla ka hinges on, et võib-olla tullakse vihaga peale ja võib-olla siis alustatakse tugevalt ja siis lõpuks ikkagi jah, lõpuks see võit ära võetakse, et väga nagu raske näha, et Bayern võitluselt võtab. Ei sama jah, et ja vooru viimane mäng siis meeskond, kellel me siis peatusime suht palju, Panathinaikos ja Pariis. No ma arvan, et ikka Pana võtab ära kodus. Ma tahaks räigelt Pariis öelda. Aga ma ei näe. No. Aga samas siin Pana vaadates seda staaride paraadi vaata. Jah. Nagu... Pana on siin varemgi üllatanud, et kaotustega. Jah, et ja napi kas Asvellilt või kellelt nad napid võitsid või oli Maccabi. Asvelli võitsid ainult ühega jah, ja siis jah, eks aga võib-olla ka see karika võit nüüd, mis nad said, et Kreeka karikas siis võeti ikkagi ära, et päris huvitav, et Olümpiaakost karikas võeti ära, aga Euroliigas on 10. Ma ei ole vaadanud, kas Šekov ja Milutino Todamängu mängisid, et võib-olla kui nad nagu on injurid, et ma ei ole sinna üldse rõhku pannud, et kui nad olid seal nagu vigastased, selle mängu Pana võitis siis nagu ma ei teeks sellest suurt numbrit, kui nüüd Milutinov ja Sassa mõlemad mängisid too mäng ja Olümpiaakos kaotaks, siis see oli märgiline kaotus. Aga nagu ma ütlesin, Euroliigas on 10-0. 10-0 ja Olümpiaakose kasuks. Et see on päris jube ikka. See on ikka päris jube. Selles mõttes, aga Panal on ikkagi, ütleme, siin catch-up'i teha küll ja veel, et tabelit vaatame siis Fener on 20 võitu, 7 kaotust, esimene, siis teisel Olümpiaakos 18-9 ja Valencia 3. 18-10, siis 4.-5. koht Barça Real Barça siis teistpidi, mõlemad 17 võitu, 11 kaotust, siis on Hapoel 6. 16 võitu, 11 kaotust ja siis on 4 meeskonda, ongi kõik play-in meeskonnad 7-10, kõik on 16 võidu, 12 kaotuse peal, need on siis Kaunas, Salgeris siis Monaco, Pana ja Srenas Vesta ja siis Dubai ja Armani jäävad juba 2 võidu kaugusele play-inist, et siin kui me mõtlemegi Armani ja Dubai peale, siis Dubai eriti, et nemad mängivad Asvelliga, see peab kindel võit olema, Armani tegelikult, kui nad suudaksid võtta võidu Hapoeli vastu, siis see oleks suur valuuta, sest Hapoeliga ka ainult 2 võitu vahet, et annaks neile palju juurde ja tooks Hapoeli neile lähemale. Ja ei, ma praegu üritasin otsida seda, aga ei leidnud, et kas need Sassa ja need mängisid. Aga see Euroliiga tabel on ikkagi tihe, et see on jube põnev on. Ja ma tõesti nagu siiralt loodan. Kuigi jah, nagu ma siin olen juba vingunud, et mängi liiga palju, aga ärge mingi NBA, ma ei tea, mingit või mis iganes Euroliiga NBA, ärge seda mingit liigat tehke, et jätke ikka Euroliga nii rahule ja lasta olla selline, nagu ta on. Et see... Jah, et ma arvan, see parim osa tuleks võib-olla teha koostööd, et nagu 2 selle vahel, et leida mingi koostöövärk, siis nüüd Lietovas Ritas siis tuli ka välja, et Vilniuse Ritas, et nemad siis ka sellest NBA Euroopa projektist on huvitatud, arvavad, et see on õige tee, kõik see on. No ikka jah. Eks näha ole, et ma ei tea, see Euroliiga tegelikult oma nagu paketilt, tegelikult on nagu hea asi ikka, et ma ei tahaks üldse, et see asi nagu muutuks, võib-olla on siin see nostalgia nii-öelda hinne ka juures, aga ma ei tea, et ma praegu ei näe nagu, et mis võiks sellest NBA Euroopa asjast nagu tulla välja. Ei tea, jah. Aga eks näha ole, et Euroliiga mõttes jääb praegu tegelikult väga praegune liiga väga nagu põnev. Kui nad selle Euroliiga nüüd nagu peaksid kuidagi ära muutma, siis Fantasyga peaks ka ära muutma ja nagu jamana. Ma
ma ei tea, kui oleneb mida, no jah, see fantasy on kõige väiksem mure. Ei no seda muidugi, aga ma ikkagi no natuke, see ka ikkagi seda valutab, et siin ikka fantasy mäng ka ikka kõva, et no ehk siis, no muudavad, aga okei, no lähme siis lõpetame selle asja fantasy'ga ära, mis see siis jah, et mis vahetusi sa tegid, sest kuna siin jah karikanädalad asjad olid, siis oli võimalik teha 11 vahetust. jah, no kogu meeskond. Mis ma siis siin vahetasin, no ikkagi Šaša viskasin minema, sest et vigastatud tõin Novora hetkel, aga ma juba mõtlesin, praegu tuli turgatas pähe, et noh, Peters peaks nagu täna päris 7 minuteid saama, et äkki peaks tema tooma, aga ma ei tea. Nii, ja siis kelle ma siit veel minema viskasin Puukeri ja Vesseli ning tõin Jonesi ja Kabengele ja Kuturitsa tõin Horton Tuckeri asemel, sest et ta on ka kuidagi, vaata Hortoniga on see hull asi, et ta nagu hästi murrab läbi, on ju, ja toob nagu häid punkti korra ja vigu asju, aga nüüd on kavalalt või noh, kaitsemeeskonnad on hakanud nüüd nagu kehasi ette saama, nüüd saab Schrönderi kui ise, et viskasin minema ära. Satub -2 kohe. Ja siis treeneri vahetuse hetkel tõin siis Dubai treeneri selle Pasquali asemel ja rohkem ma hetkel, ma ei teagi, siin mingid nipet-näpet veel, aga see on juba kosmeetika. Jah, just. Okei, ma ise läksin samamoodi, ma tõin selle sama treeneri, kes sa, tõin Kolemats, kuidas iganes tema nime ütled, Dubai treeneri Asveli vastu kodus, vennad on tagasi ka. Tõin siis, kui juba selle peale mõelda, ma tõin ka Zanan Musa endale. Ta on tagasi, ta on üpris hästi mänginud. Tõin endale ka, mäleta, kas ma jätsin ta alles, aga ma tõin endale Sonja. Peale neid karikamänge siin ikka ta pani päris hästi seal. Hoos. Et tõin tema. Ma tõin tagasi Bryanti. Tõin puhtalt selle pärast tagasi, et ma andsin Jamesi ära, sest ta on Jamesist natuke odavam, aga mulle tundub, et ta võiks olla stabiilsem kui James, et James vahepeal. James on siuke, no viimased nädalad on tegelikult väga-väga hästi mänginud. No Jamesi puhul minu meelest, kui me siin seda Pirri korra, ma segan vahel, et Pirri vaatan, siis ma olen ka jälginud, esimene poolega on nagu suht prügi vaata. Ja siis teise poolel ikka tassib oma jah, eriti kui kapten on, siis esimene poolega nürik küüsi ja siis teine poolega õnneks nagu jah, et ta saab sealt vigu kätte. Noh, mis temaga ongi see, et ta võtab võib-olla, kui me mõtleme Bryanti peale, siis Bryant võtab nagu targemaid viskeid, et James võtab siin mingeid ühe jala pealt keskbosse ja mingeid selliseid veidraid viskeid, paneb neid kotti ka muidugi, aga fantasy mõttes on ta siuke, et kui ta viskabki sul siin mingi mäng oli, kus ta pani mingi 13-4. Ja no see ongi, kas käsi kullas või see samune mullas. Ei ole väga tore nagu, et siis ma andsin tema ära. Ma tõin, kelle ma veel tõin, ma tõin tsentriteks, ma tõin siis vastupidiselt, et ma tõin Moses Wrighti, kes on väga hästi mänginud. Ma tõin tagasi ta tegelikult muidugi, ta muidugi Apolli vastu mul teda ei olnud, siis ta pani hullu. Ma loodan, et nüüd nagu kui ma tahtsin tuua Milutinovit, aga Milutinov on vigane, ta ei mängi. Ma mõtlesin tuua ka Jonesi, aga kui ma mõtlen Jonesi versus Wrighti match-upi peale, siis mulle tundub, et Wright võiks olla, kuna Wrightil on väljas ka kerge vise olemas, siis mulle tunduks, et see match-up võiks Wrightile pigem rohkem sobida. Milutinoviga oleks tal väga raske olnud ja sellepärast ma teda ei oleks toonud. Milutinov oleks korvi all lihtsalt mürand ja möllanud ja seda. Ja ma tõin siis ka, mainisin juba korra ka Baskoonias, siis tõin Omorui. Et see mees on tegelikult väga-väga hästi mänginud, tsentri kohta üpris odav. Alla 10 krooni, et võiks oma punktide poole pealt, et kui ta toob seal 10+ punkti, siis ma olen tegelikult suht rahul sellega. Jah. Ma mõtlen, kas ma tõin kedagi veel või? Ma ikka vahetasin ikka nagu korralikult. Sa vahetasid ma terve satsi vahetada, mul alles jäi Biberovic, alles jäi vist äkki Herrera. Ma ikka suurem osa vendasid vahetasin veel, ja muidugi jah, sa rääkisid, ma tõin Petersi enda. Ma mõtlesin. See oli ma tõin Youngi asemel, sest Young, nagu ma ütlesin, on veits ära vajunud. Ja ma loodan, et Olympiakos, et Peter saab korralikult minutit, tal tegelikult ei ole see hooaeg, et kui ta on nagu mängudes olnud, tal tegelikult need visked alati ei ole võib-olla kõige paremini õnnestunud, aga ma loodan, et võib-olla siis täna on teistmoodi ja ta on nagu kuidas ma siis ütlen, ta on rahaliselt mingi 7 midagi krooni. 7,8 ma vaatasin. Jah, et ta on rahaliselt nagu siuke, et
et tasub seda riski võtta, ma ütleks, no eriti arvestades mu tabeliseisu, siis ma pean tänasel päeval nagu riski võtta. Aga ma nüüd avastasin, et hetkel Fantasy siin näitab, et Papa-Nikolau on terve, nii et no Papa-Nikolau mängib nagunii 3, et see Peters on number 4 mees, noh oleneb nüüd muidugi, et kas võib-olla ainuke võimalus, mis ma mõtlesin, on see, et ta alustab Papa-Nikolau ja Wardiga. Et see on nagu ainus võimalus, mis ma mõtlesin, aga ma pigem arvaks, et ta võib-olla alustab ikkagi Papa-Nikolau ja Petersiga või siis Wardi ja no ma arvaks ikkagi Peters mängib number 4. Eks see näha olen, ma ikka ei tee tagasi, ma jätan nii, et Novora jääb, vaatame. Novora jah, ma olen ka mitu vooru mõeldud. Tema see viske võtmine on ka siuke jällegi, et ma alati kardan, et ta paneb nagu mööda neid viskeid, aga no ma andsin nagu Saassa ära ja siis mul oli 21,6 kooni vaata. No jah, Saassa on jah. Saad selle Saassa, siis sa saaksid pool tiimi tuua. No põhimõtteliselt sa saaksid 20 nagu tuua siukest keskmist venda, et noh, ma ei tea, kas nad tooksid nagu sama palju punkte kui Saassa tooksid. No oleneb, ma arvan, kelle sa tood sealt, aga jah. Aga igatahes okei. Sellised need jutud olid. Jah, egas muud midagi, et tänaseks tõmbame otsu kokku, teiega kohtume ilmselt uuesti siis juba kevadel, märtsis. Siin, et siis kui koondise mängud on juba läbi ja siin on mida arutada. Ja siis vaatame, kas on Eestil tabelis kirjas 2 võitu või 1 võit, 1 kaotus või veel kõige hullem oleks ikkagi 0-2. Ma arvan, et me kodus ikkagi võtame ära, aga see võõrsil mäng on siuke sketši, et aga selge. Okei, aga jah, aitäh teile kuulamast vaatamast, kui ikkagi see kõik meeldib, mis me teeme, siis vajutage ikka like ja subscribe nuppu nagu ikka. Kui veel te subscribe'i pole vajutanud. Kui veel ei ole vajutanud, tellige siis ja liituge siis meie Telegrami grupiga ka, kus me pidevalt siis kossu teemasid arutame omalt poolt ka ja ega muud siis midagi, et me soovime teile siis toredat siin veebruari lõppu ja head päeva jätku. Nägemist!